rikaste inimeste probleem on see, et jõle kahju, et ei saa korraga 5 autoga sõita, eks. Või siis kõigis oma 4 majas magada korraga. Samal ajal. Ja, et ikkagi saab ainult 1 prae süüa ja 1 särki kanda, eks. Tere sõbrad, mis siin toimub podcast on tagasi nagu ikka. Endiselt me oleme esimesel kohal Eesti Spotify's, podcastiga Eesti YouTube'is. Aitäh meid usaldamast, aitäh meid kuulamast, aitäh, et toetate. Ja aitäh kõikidele Patreoni liikmetele ka, kes meil on, nagu näha, täna on siis üks vend on kohal. Üks vend on kohal, aga meile sellest ju piisab. Aga no vaata, see on arvestatud, me teeme täna jälle vara hommikul nagu ikka. See on meie jaoks vara hommik. Andrei, mis teemadel me täna hakkame rääkima? Kuule, no nagu sa tead, me oleme siuksed Investor Andrei või? Investor Andrei, Investor Robin. Me oleme väga palju sellest teemast uurind. Sõbrad, meie tahame. Mitte midagi välja pole tulnud. Meie tahame, et ka teie oleksite rahatargad. Me tahame, et teie saaksite aru, kuidas need rahased ikkagi käivad. Ja me tahame, et ka teie ja ka meie muidugi saaksime kogu selles natukene paremaks. Ja meie külaline on täna selline, et kuidas ma istusin siin ja siis kuidagi nagu tunnen, et meie stuudio hakkas nagu värisema. Nagu räigelt vaata. Ja siis ma sain aru, et külaline on kohal. Okei, no selles mõttes, et see on väga hea kirjeldus. Üks asi nagu maandus seal katuse peal. Okei. Sõbrad, me oleme endale külle kutsunud siis mehe, kellest me tegelikult niimoodi väga palju ei tea. Me kõik oleme läinud ajakirjandusest, et rikas, ideaalne pere, sõidab helikopteriga, kuidas kõik see asi on. Me ei tea tegelikult ju temast suurt midagi, aga täna me tahame natukene piiluda sellesse, et kuidas sellises olukorda tegelikult jõutud on. Ja Andrei, meie ees, üks ja ainus, Raivo Hein. Võid tulla, jah. Kas Raivoval on Tere. Raivoval on sul see põhisee? See on kuidagi niimoodi aja jooksul kätte jäänud juba, et ei oskagi muud moodi räägid, siis kogu aeg sõrmed käivad. Sa võid endal mikrofoni kätte võtta, tunne ennast mugavalt, ütlen sulle kohe ära, meil on väga mõnus formaat, alati oma külalistele me ütleme, et räägime ausalt ja ilma siis niimoodi. Sellepärast ma ei saagi poliitikasse minna, kuigi mind kogu aeg sinna kutsutakse iga aasta. Sa isegi olid kunagi või? Ei, ma ei ole kunagi poliitikas olnud, ma olen küll partei liige olnud, Isamaa liige, siis ma mõtlen, et kuidas ma seda sain teha, aga tollel ajal oli Isamaa hoopis midagi muud, kui ta on praegult. Sa tahad ausalt rääkida, aga sul, sellepärast sind kutsutakse poliitikasse? Jaa, kutsutakse küll ja ma olen nagu väga sügava dilemma ees kogu aeg olnud ja kodus naisegagi arutanud ja lõpuks me oleme jõudnud mõlemad järeldusele, et ma ei saa seal istuda selliste inimeste seas, kes lihtsalt nagu lasevad suust okset välja, eks või kuradi paska. Vaatame seda vasakpoolset Riigikogu rida, eks. Hea küll. Raivo, me alati küsime oma külalistelt alguses kõige esimese küsimuse, kõige lihtsama ja millel on ilmselt väga hea või lihtne vastata. Kuidas praegu päriselt läheb? Kuidas sa ennast tunned? Ma tunnen ennast väga hästi, sellepärast, et ma olen suutnud oma elu niimoodi paika panna, et ma ei pea taluma ega kannatama suurt stressi, vaid ma määran ise oma aega ja ma määran ise oma tegemisi ja ma isegi natukene väldin selliseid telefonilt neid kõnesid vastu võtta, kes ei ole mul mälus, eks. Kui tahate, saatke mulle e-mail, aga niimoodi hüpata sisse lihtsalt mulle see ei meeldi ja teistpidi jällegi, kui ma tegelen oma päevategevustega, olgu see hommikul trenn ja jooksmine ja päeval ka võib-olla mõnikord lõunauinnak, mis on väga hea. Et see, vaata, me otsime ju kõik oma tasakaalu. Iga üks otsib oma tasakaalu, eks. Et kuskil on see punkt, eks, kus on, siit läheb üle stress ja siit alla tuleb nii-öelda calm, eks. Ja see tasakaalu leidmine on kõige tähtsam, kui vaata, Archimedes kunagi ütles juba, et andke mulle kang ja ma tõstan üles maakera. Ehk siis ta leiab tasakaalupunkti ja lükkab maakera üles, eks.
nii et me kõik otsime tasakaalu ja kui tasakaalu ei ole, siis me oleme viltu. Siis lähevad asjad upakile. Nii et mul on praegu okei. Väga hea. Sõbrad, sa oled see vend siis, kes kui helistatakse sulle, sa oled mingi, kuule, et pane meili. Põhimõtteliselt küll ja tead, kui pull on selles mõttes, et inimesed helistavad mulle palju ja nad küsivad sotsiaalmeedia kaudu väga paljusid küsimusi ja nad tahavad kokku saada minuga. Ja seda on lihtsalt niivõrd suur hulk, et ma peaksin siis täis tööajaga tegelema sellega. Mind küsitakse mentoriks iga päev ja 5 korda päevas. Ja see kõigile nendele vastata käib mulle juba üle jõu. Ma natuke tunnen süüdi, et ma kõigile kirjadele ei jõua vastata. Aga näiteks sellise tulva juures on vaja ka mingisugust sõela, kes sealt läbi tuleb. Ja üks sõel on väga hea, kui mulle kirjutatakse Instagrami või mujale, et kuule selline lugu ja nii ja naa. Ja ma ütlen, et kuule ole hea, paneme e-mailise. Et kui on e-mailid, siis on asjad nagu nii-öelda organiseeritud ja silme ees. Ta on kas täidetud e-mail, vastatud e-mail või läheb tulevikuks, eks. Ja kui järgneb küsimus, et nagu täna hommikul järgnes küsimus, et aga mis su e-maili aadress on, siis ma rohkem ei vasta. Selleks, et see on üks hiireklikk, et minu e-maili aadressi leida. Telefoni jaoks on vaja 2 klikki, eks noh. Nii et see on selline esimene sõel, kus kaob ära, eks. Teine sõel on see, inimesed tahavad hästi palju kokku saada. Inimesed tahavad rääkida oma muredest ja see on selge. Ja nad tahavad nõu saada. Ja mul ei ole midagi selle vastu. Ma käin ju peaaegu et täiskohaga koolides lastele kõike seda finantsõpetust, terviseõpetust rääkimas. Ka õpetajatele käin eraldi rääkimas. Eelmine nädal just siin samas Rahandusministeeriumis seda tegin. Ja seal ei ole midagi imelikku, aga nad ütlevad, et kuule, ma olen Põlvaseks, et kas sa saaksid tulla Põlvasse, sest ma teen lõunasöögi välja. Aitäh. 5 tonni ja ma tulen Põlvasse lõunasöögile. Aga vaat see, sinna sa jõudsid väga täpselt, et ma olen pannud ka sinna selle peale, et ma olen nõus sind aitama, kui see teema mind kõnetab ja ma olen pädev vastama sulle või sind aitama, eks. Aga see on 200 eurot tund. Selleks, et ma tulen ja kuulan sind ja ma annan sulle nõu. Mis te arvate, kui paljud inimesed on nõus maksma 200 eurot tund, et rääkida oma muresid või tutvustada oma äriplaani või küsida nõu? Ma eeldan, et inimesed ootavad seda rohkem nii-öelda tasuta, et... No. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et minu aega ei hinnata. Absoluutselt. Et sa oled sa nagu oled, sa võid ju tulla alati ja alati rääkida. No ei ole nii, see on ju minu elu. Ja mida vanemaks ma saan, seda kallimaks aeg. Absoluutselt ja sellepärast me ütleme teile sõbrad, et meil on täna 1,5 tundi. Raivat me kauem kinni hoida ei saa. Seega meil on raha. Selleks, et ma olin nõus tulema ise. Nii et kas või see sama... Selles mõttes, et ma tahan vaatajatele ka, meil on vaatajad on umbes siuke, kui me toome nii-öelda selle laiema skaala, siis kuskil siuke 15 kuni 55 on meie see kogu see grupp. Kuule, lõpeta ära, ma just käisin Jõgeval ja see selline reisilugu. Aga Andrei, meil on 1,5 tundi. 70-aastased vanemad prouad ka. See on siin vaatan siit seal. Tere, kas Andrei, mina vaatan YouTube'ist ja televiisorist. No võt. Meie see piir tõesti tõusis nagu kuni 70. Ja sõbrad, siinkohal tahamegi öelda seda, et Raivo on sündinud 66. aastal, meie oleme sündinud vastavalt siis 96 ja 97 aastal, ehk siis need on täiesti erinevad ajad ja ettevõtlusest ilmselt Raivo esimesed 30 aastat ei suund suurt midagi teha, sellepärast et me elasime Nõukogude Liidus. Ja selles mõttes ütleme nii, et sealt tekivadki, et need esimesed küsimused, me tahaksime teada tegelikult natuke sellest, et milline on su lapsepõlv, kuidas sa kasvasid ja mis viis sind selleni, et nüüd ma saan tegeleda ettevõtlusega, siis meil oli vaba riik ikkagi. Kui see tuli. No jah, vaata, kõik saab alguse tegelikult inimestel kodust, eks. Ja ühtepidi, kui sa ei ole natukene nii-öelda kaasasündinud puudega, et sa ei suuda midagi mõelda või sul on mingi haigus, siis teistpidi on see kõik kodune õpetus, kodune suunamine, kuhu sind suunatakse, kuidas sind juhatatakse, kuidas sulle haridust antakse. Ja minu kodus oli samamoodi, et ei, ma ei ole rikkast perekonnast kunagi olnud ega sündinud, kuldlusikas suus, nagu aeg-ajalt mulle öeldakse. Ja eriti sellel ajal veel palju neid rikkamaid inimesi oli, eks parteitegelased võib olla ja nii edasi. Aga minu ema oli köösner.
teate, kes on Köösner? Väga tuttav nimi. Andrei, kas sa tead, kes on Köösner? Et noored ei teagi enam, kes on Köösner. Ta töötas nahkgalanteriikombinaadis Linda. Ja nahkgalanteriikombinaat Linda oli selline tehas, kus siis töödeldi karusnahkasid. Ehk siis lõigati lõiked karusnahast välja, nendest tõmmeldi kraesid, kasukaid, kindaid, mütse ja kõike nii edasi. Nii et minu ema oli Köösner, kes lõikas neid nahkasid välja. Minu isa on tavaline keevitaja, eluaeg keevitanud, teinud ehitustöid ja see oli nagu minu taust, ma sündisin siia oma vanema venna kõrvale. Lapsepõlv, nii nagu meil ikka oli, eks õnneks ei olnud tollel ajal internetti ega muud asju, vaid me jooksime ju kogu aeg õues ringi ja me tegime kõik 1000 trikki ära ja kukkusime nüüd veriseks ja vigastasime ja murdsime luid ja nii edasi. Aga ainuke asendustegevus sellele oli kodus lugemine. Eks? Nii et see tuli ka natukene hiljem, aga lapsepõlv oli tore. Sai rattaga sõidetud, sõpradega oldud, mängitud sõda, ehitustel kolatud ringi, tehtud kuradi lollusi, nii et tagantjärgi mõtled, et kuidas nii. aga kõik nad said tehtud, eks. No Andrei, ma arvan, et meie lapsepõlv väga palju, ütleme nii, et meie ajastu, meie alguses, kui ma olin näiteks, kui ma mäletan nii palju kodust Hiiumaalt, ma olen ise Hiiumaalt päris. Ma olen seal suvesid veetnud väga kaua. Ja täpselt, meil oli samamoodi, meie ajal hakkasid tulema esimesed need Nokia telefonid, sul oli juba midagigi, aga suurt ei olnud ka midagi, ehk siis sa pidid ikkagi oma lapsepõlve veetma väljas. Jah. Oli nii? Ja, muidugi, mängisid jalkat või kuskil. Jah, oksapüssi ja täpselt, kõik need sai tehtud. See osa nagu, kattus. See oli ülekatte hetk, et sealt edasi juba hakkasid teised ajad pihta. Ja sealt edasi, kui ütleme, et meie, kui me jõuame meie sünniaastasse, siis mis sa olid selleks ajaks siis umbes 30 aastane. 30, jah. Natuke rohkem. Natuke rohkem. 31, 30. Võib-olla ärme hüppa nii kiiresti. Ei, ma nii vana ka ei ole praegu. Ma olen 56, nii et siis ma olin 26. 26, Matemaatika. Aga korts on näoseks ja silmad hakkavad juba midagi jälle teha. Tuleks. 26, vabandage. Ma tahtsin uurida, et selles mõttes, et kõik see, nagu sa rääkisid meil siin lapsepõlvest, et kust võib-olla see selline äripoolne selline mingisugune mõtlemine või pisik või oli sul nagu selline, ütleme, sa olid 13-14, oli sul juba mingisugused asjad, kui sa vaikselt kellegile midagi müüsid, põhimõtteliselt sa ei teadnud, sa nagu seda teed, aga samas see oli see vaist või see kuidagi mentaliteet oli juba seal, juba nagu noores lapsepõlves. See vist, ma täpselt ei mäleta, see vist 13-aastaselt ei olnud, aga ta tuli vist umbes 15-aastaselt, ma mõtlen 80-81 aastal, siis ma olin 14 aastane umbes, eks. Kui ma käisin trennis, oma õuepoistega käisime kõik karate trennis, tegime seal tublisti tööd ja saavutasime isegi tulemusi tookord. Aga üks minu õuepoiss või õuesõber või lapsepõlvesõber oli siis selline mees, kes oli kokku puutunud nii-öelda nagu äripoolega, eks. Meenutan, tollel ajal oli Vene aeg, me õppisime koolis teaduslikku kommunismi, eks kõik oli plaanimajandus, mingit eraettevõtlust ei toimunud. Ja mina lapsena, kus ma seda teavet sain, et üldse nagu midagi toimub kapitalistlikus maailmas, oli Nikolai Nossovi raamat Toto Kuul, mis on väga hea raamat, mida ma olen ka elus hiljem lugenud. Ja nii palju, kui siis hakkad kõrvalt kuulama või nägema, eks laps kasvab ja hakkab aru saama ja see minu lapsepõlve sõber siis õpetas mulle, et kuule vaata, kui sa tahad raha teenida, et see on väga lihtne. Et sa pead ostma odavalt ja müüma kallilt. Tegelik tõde, eks. Osta odavalt, tooda odavalt, müü kallilt, eks. Kanna kulu ja vahepealt võta siis kasum, eks. Ja ütles, okei, aga mida ma siis odavalt ostan või tollel ajal väga imelikud ajad. Ei kujuta isegi ette, eks. See, kes tuli välismaa kilekotiga kooli, see oli tegija vend, eks. Ma olen kuulnud isad. Ja kilekott maksis 6 rubla, samal ajal kui kuupalk oli 50 rubla. Üks kilekott, mingi suvaline kuradi Prisma kilekott, eks Helsingist toodud. Ja siis oli veel need ajad, kus ei olnud riideid, siis osteti teksaseid, pusasid, särke, kõike talvedosse, eks, jopesid ja kõike muid.
mis siis läbi Viru hotellisid meile Eestisse jõudsid ja muid teid pidi ka. Nii et see sõber siis oli kuidagi suutnud ennast sinna ringkonda sisse saada, kus ta siis sai ka neid kaupasid. Ja ma ütlesin, okei, no ma ostan sealt siis ära ja siis ta müüs mulle midagi ära. Mul ei olnud muidugi raha, ma ütlesin, et kannata, ma müün maha ja siis anna sul raha. Realisatsiooni peale. Nagu tänapäeval öeldakse. Ja niimoodi juhtuski, et ma ka tegin mingisugused sellised esimesed tehingud, olgu need talvetossud või pusad või mis asjad, mida ma talt siis sain mingi hinnaga ja 10 rubla, 20 rubla otsa ja siis otsid omale ostja ja niimoodi see käiski, eks. Et see oli see esimene, okei, niimoodi tehakse raha. Kuidas see oli, kas see oli kõik nagu siuke undercover või see? No. Ja muidugi, ega seda ju avalikult ei tehtud, eks. Ja, nagu lubatud. Vene ajal oli valuutaspekulatsiooni eest pandi sind vangi. Aha. Kui sa omasid Soome markasid või USA dollareid, siis sind pandi vangi. Eks? Vangi pandi sind. No näiteks ma sain ükspäev teada, et mul on kilekottidest rääkides, mida tegelikult võib-olla me vaatad absoluutselt tegelikult seda ja samamoodi meie jaoks tundub see täiesti uskumatu, et sul on mingisugune Soome kilekott ja sa oled kõige tegijam vend üldse selles linnas, kus sa elad. Ja ma sain teada, et mul väikse venna vana-vanaema pärandas talle sadu neid vanu kilekotte. Okay. Ma ei tea, kas see on tänasel päeval mingisugune väärtus. Võib-olla on juba. Võib-olla on juba. Aga sul on sadu kilekotte nüüd, jah. Aga mis ma tahtsin veel lisada sellele on see tegelikult natukene tausta juurde, et üks asi on odavalt osta, kallilt müüa, eks. Aga mina olin ka ju samasugune noor inimene, kes tahtis ja ihaldas neid asju, eks. Aga ma ei saanud endale lubada, kuna mul ei olnud raha. Ja ma pidingi olema vahendaja, et teenida raha. Ja see on üks nii-öelda ettevõtja tunnusmärk, et ta on nõus natukene kannatama, enne kui ta hakkab ise hüvesid nautima. Ja see vana hea katse lastega, kus 5-aastane, okei, siin on sulle tort, sa võid selle kohe ära süüa. Aga kui sa ootad pool tundi, me anname sulle ühe tordi juurde, ühe tüki juurde, eks. Et kui paljud lapsed kannatavad? Pool tundi. No ma arvan pigem vähe. 10-20% lapsi kannatab, eks. Ja mõni kannatab veelgi rohkem, saab 4 tükki, eks lõpuks. Ja siis ta paneb need kõrvale ja läheb müüb järgmistele lastele maha, eks. Et see nagu mulle meeldib öelda, et see on nagu selline kollektiivne Jeesus, kes peab kogu aeg kannatama. Ettevõtja tüüp inimene, eks. Kogu aeg kannatama. Ma tahaks neid talvetosse saada, mida need soomlased müüvad. Ma tahaks ka olla tegija seppeks koolis. Tüdrukutele meeldida, eks. Aga lõpuks jõuad sinna, kurat, ma ostsin oma esimesed talvetossud, eks. Esimesed hoidsid neid, kandsid ilusti viisakalt, tegid talve ära, siis kurat pesid puhtaks, müüsid edasi. Võtsid jälle oma vahelt kasu välja. No võt, niimoodi see elu käis, et see kannatuse moment on jõle tähtis seal juures, et sa ei saa nagu hakata kohe tarbima, kui sul ei ole mitte midagi. Kuidas sa tarbid? Alguses elad nagu alla oma nii-öelda võimetena. Täpselt. Ja siis pärast paned asjad huugama. No ideaalis, jah. See on tegelikult, kui me jõuame edasi sealt, on see nagu elukestev protsess, eks. Et kui sa tahad kuhugile välja jõuda, siis kui sul on mingisugune eesmärk, siis sa pead natukene kannatama. See on see sama tasakaal. Et kui sa ei kannata, siis sa ka ei saa, eks. Ja kui sa kannatad, siis sa saad. Et tasakaal peab olema. Mitte midagi ei teki mitte miskist, mitte millestki. Alati sa pead maksma millegi eest. Võidad jõus, kaotad teepikkuses. Mehaanika kuldreegel. Alati, kui sa millestki võidad, siis sa kaotad. Kui sa kaotad millestki, siis sa hiljem võidad. Kuskilt antud, kuskilt võetud ka, nagu öeldakse. No täpselt just. Kus sul seal edasi läks, et sa tegelesid selle salabusinessiga noorest peast, kus sul edasi asi liikus? Just nagu äri pooleliselt. No niimoodi ta sellel ajal oli ja millal see Eesti aeg meil tuli, eks 90-ndatel, siis ma lõpetasin juba ülikooli. Eks ma koolis ka nihverdasin keegi jälle kuskil, nii vähe kui välismaale saadi, siis toodi sealt välismaa ajakirjasid, mida sai edasi müüdud. Aga siis ma leidsin jällegi, et seal ajakirjades kirjutas telekava, Soome telekava, mis oli ju meil väga populaarne. Mis tuleb telekast järgmine nädal. Siis ma kirjutasin käsitsi need ümber ja müüsin 1 rublaga koolis edasi teistele. Või siis tollel ajal, kui Rubiku kuubikud esimest korda tulid, jõudsid meile tegelik defitsiit, nagu kõik tollel ajal kuskilt saada ei ole, ometi kellegil kuskil on. Ja siis selgus, et minu ühel tuttaval klassiõe isa töötab hulgikaubanduse peaministeerium, mingi kuradi hulgikauba,
tegelane. Ja seal neil riiulites on hästi palju neid, eks, mis kunagi poodi ei jõua, eks. Kui lähed räägi isale, et äkki ta toob mulle 10 tükki. Rääkisin, tõigi. 1 rubla tükk, mille ma siis 11 rublaga edasi koolis müüsin, eks, tunni ajaga kõik. Nii et see oli selline nii-öelda siit-sealt 3. poolt kokku, et ma võin jah julgelt öelda, et kui ma sain juba 16, 17 ja 18, siis ma ei olnud mitte jõukas inimene, aga ma suutsin ennast ise ära majandada ilma, et ma kogu aeg emalt ja isalt oleks pidanud raha küsima. Ja minu arust oli see täiesti okei ja see tundmine, et sa peaksid niimoodi elama, et sa suudad ise hakkama saada. Et see tekkiski sellel ajal. Ma ei tea, nagu nii-öelda jumala armust tuleb sulle mingi teadmine peale, et nüüd hakka seda tegema. Eks. Kas tollel ajal sul juba praegune elukaaslane ka kõrval või? Ei, sinna me veel jõuame. Et kui Eesti aeg hakkas 90 pihta ametlikult, mina läksin 86 ülikooli ja teedeehituse peale. Teedeehituse peale, jah. Ja sellega ka oli naljakas lugu, et see kool sai lõpetatud, mida ma teen edasi, kurat, ma ei teagi, mida ma teen. Ma ei vitsi ju midagi teha, eks, et ma tahaks rahulikult olla. Chillida. Lähen siia samma kõrvale siia Koka-kooli, õpin kokaks. Ja siis mul oli tolleaegne tüdruksõber, kes koolist, kes siis ütles, et kuule, et ei, nii ikka ei saa, et sa pead ikka edasi pürgima. Okei, mida ma siis teen, eks näe, siin on Tallinna Tehnikaüli tolleaegse nimega Tallinna Polütehnilise instituudi buklett kursustest, mida siis, kuhu saad siis sisse astuda. Ja siis minu esimene kriteerium oli see, et sisseastumiseksamid peavad olema sellised, mida ma suudan nagu ära teha. Ja tollel ajal oli 4 sisseastumiseksamit, milleks oli matemaatika, füüsika, eesti keel ja midagi veel. Aga tingimus oli, et kui sa 2 esimest eksamit teed 5 peale, siis sa 2 ülejäänud ei pea tegema. Ja ma tegingi siis need Mata ja Füssa 5 peale ära, selleks, et ega ma ju rumal ei olnud, olin palju lugenud ja omast arust ka päris tark, nagu ikka noored tollel ajal arvad. Ja saingi sinna ehitusse sisse, teedeehitusse ja selle ma siis ka hiljem lõpetasin, siis kui juba Eesti aeg kätte jõudis. Aga vahepeal siis ma leidsin ka omale oma praeguse naise. Siis natuke töötasid vist teedeehituse peal ka mingi aja? Töötasin jah, aga jällegi on teil tulevikus võib-olla juba praegult on hea meenutada, nii-öelda vaadata tagasi, et osad momendid elus on pöördelised. Et see, et sa hommikul kooli lähed, sellest ei muutu midagi, õhtul tuled, õpid ja nii edasi, teed oma igapäevaseid töid. Aga osa hetk on see, mis täielikult muudab sinu teekonda teises suunas. Ja see sama 88 aasta, kui nii-öelda algas see laulev revolutsioon ja ma olin lõpetanud ülikoolis vist, ma ei mäleta 2. või 3. kursuse ja ma võtsin loomulikult ka noore inimesena aktiivselt sellest osa. Aga ülikoolis oli ju see reegel nagu ka vist praegult, ma ei tea, kas see kohustuslik on, aga et sa pead käima praktikal suvel. Ja mina ei vitsinud minna praktikale, kuna 88 suvi oli nii kuum, eks. Ma mõtlesin, et ma kuidagi nihverdan sellest ära ennast. Aga ei. Elasime selle suve ilusti üle ja sügisel, kui kooli oli vaja minna, siis professor küsib, et esitage oma praktika aruanded. Pole arvanud, et esitada. Proovisin midagi selgitada, valetasin, vassisin ja nagu ikka sellised asjad ei lõppe kunagi hästi, nii et mind sunniti siis öeldi, et kas mind eksmatrikuleeritakse ehk visatakse koolist välja või ma võtan 1 aasta akadeemilist puhkust, lihtsalt puhkan aasta ja selle aasta teen siis nii-öelda nagu praktikat. Ja niimoodi läkski, nii et ma läksin praktikale ja jälle Tallinni väike siia samma kaubamaja kõrvale mingi inseneri büroo oli ja seal istuski seal laua kõrval minul mu tulevane naine, nii et sealt see alguse sai. Et see moment, et ma ei lähe suvel praktikale, muutis minu elu tegelikult. Absoluutselt. Ja neid hetki on elus ilmselt ka veel ja küllap leiate isegi enda elus selliseid hetki. Ja ma arvan, et selliseid hetki tegelikult on juba päris mitmeid olnud ka. Ja just. Ala, et kui ma sinna ei oleks läinud, siis ma ei oleks täpselt. See oleks teistmoodi olnud. Ja, me selles mõttes Äripäevast, muidugi me Andreiga istusime siin ikkagi päris pikalt teile, et saada aru, et mis mehega on tegu ja tegelikult päeva lõpuks ongi see, et ajakirjandus pasundab ainult ühte.
mees on rikas, kogu lugu, kedagi nagu aga meie töö ongi tuua see teieni, et milline on Raivo Hein tegelikult ja kuidas ta on sinna jõudnud. Ja sul järgmine, kui me võisime Äripäevast lugeda, olid sul, kui tuli Eesti Vabariik, siis olid mingid auto, need numbrimärkide, need EE-sildid või? EST oli meil. Sellega oli nii, et ma töötasin peale ülikooli aasta aega. Tollel ajal muide suunati ülikoolist sind tööle, sa ei saanud ise töökohta valida. Mind suunati Tallinna teede valitsusse. Ja ma siis panin teerulli peal, rullisin teed ja viskasin labidaga asfaltit. Ja selline see elu on ja sealt tollel ajal, ma julgen seda ka rääkida tänapäeval, et see oli raske aeg. Minul oli ka just pere tekkinud, väike laps oli majas ja palk oli väike nagu ikka. Rahapuudus oli suur. Ja siis nagu tollel ajal kombeks sai õhtuti haltuurat tehtud. Haltuura tähendab seda, et teed siis riiklike vahenditega siis nagu eratööd. Eks? Ja sai mõnedki koormat asfaldit pandud majade ette ja kontorite ette ja arve ilusti endale taskusse lastud. No midagi ei olnud teha, jah. Niimoodi see aeg oli. Igal pool varastati. Kõik varastati. Mis ei tähenda, et see oli õige. Aga nii see oli. Ja siis, kuna see töö ikkagi toitnud mind ära, siis ma otsustasin karjääris minna allapoole ja läksin bensiinijaama müüjaks. Esimene Eesti selline moodne läänelik bensujaam Järvel, Neste Järve bensiinijaam, kus hiljem tapeti inimesi, eks automaatidega, kui te mäletate, 93. aastal või midagi meenub, eks ja see oli selline koht, kus siis kohtusid kõik rikkad, kuulsad, ilusad ja vaesed inimesed proovisid ka seal nagu käia ja natukene nagu sellesse seltskonda sisse rääkida, eks, et kõik, kes seal käisid, need olid nagu tehtud inimesed, eks tollel ajal oli see nii popp koht. Aga Neste tanklase kogunemiskoht. Naljakas, eks. Seal oli 2 tankurit, 95 E-d müüdi ja selle hind oli 9 krooni liiter. Kõrval oli teine tankur, kus müüdi 93. 93 oli veneaegne bensiin siis. Selle hind oli 1,40. Nii et vahe oli 7-kordne peaaegu. Ja siis need suured bossid tulid oma uute Volvo 740-ga. Lase see 9 kroonisest tankur täis. Aasjad inimesed oma väikse Žiguliidega tulid ja lasid sealt oma seda odavat bensiini, eks. Et see oli pull oli vaadata, kuidas seda ühiskonna kihistumine oli hakanud tekkima ja kuidas ühed olid juba sellised ja teised olid sellised, eks. Aga see töö, seal maksti paremat palka ja seal üks hommik ma kõndisin, jala läksin tööle, kell 7 hakkas hommikul vahetus ja siis ma mäletan, et kõikidel autodel olid need E ja 2V tunnused. Ühesõnaga, kui sa autoga tahtsid välismaale minna, sul pidi olema riigi tunnus. See ei olnud mitte ainult siin nii-öelda Eestis või Nõukogude Liidus, aga mujal Euroopas ka. Igal riigil oma riigi tunnus. Ja see oli jõle šef, kui sa panid EV peale. EV 2V tähendas siis Eesti Vabariik nii-öelda. Aga jõuan mina tööle, loen lehte, hommikusi uudiseid. Riigikogu võttis vastu seaduse, kus Eesti tunnus on EST. Ja päeval hakkavad inimesed küsima, kas teil EST-klepekaid on? Ei ole, kuskil ei ole, eile alles võeti vastu. Ütlesin, okei, mul on ju see üks tuttav trükkal. Helistan, et kuule, kas sa trükid mulle üks 100 000 EST-klepsu? Ei, kurat, see on ikka keeruline, et see materjal peab hea olema ja ta peab vastama tingimustele, et Soomes saab tellida. Ma tean Soomest ühte seppa. Kuule, aga telli Soomest mulle 100 000 klepsu. Okei, et kuidas sa maksad? No maksan siis, kui klepsud kätte saan, eks. No, muidugi mul seda raha ei olnud. Realiseerimise peale. Enesekindlalt. No ja nii läkski, et 100 000 klepsu tuli paari nädala pärast Soomest kohale. Ja kuna ma seal Neste jaamas töötasin, siis ma tundsin Neste nii-öelda sisseostu juhti, kes siis ostis mult ära praktiliselt pooled klepsud kõikidesse Eesti ülejäänud Neste jaamadesse. Samuti maksis kohe kinni. Ülejäänud ma viisin ise, riiklik firma oli EK, siis oli veel Statoil, kas juba oli või oli tulemas. Ühesõnaga need teisedki, kõik nad võtsid mult lõpuks selle ära, nii et paar nädalat hiljem oli mul kõik need müüdud. Aga see point oli selles, et mina maksin soomlastele 1 krooni 1 klepsu eest. 1 kroon. Ja Nestesse... See oli 100 000 siis? Jah. Ja Nestesse ma müüsin edasi 4,50
ja Neste hiljem müüs juba oma leti peal 7 krooniga. Et igaüks võttis enda. Enda päris korraliku ja enda. päris korraliku enda, eks. Ja. Ja see oli jah selline vähe suurem krooni raha teenimine mul tookord esimene, eks, kui Eesti aeg oli juba alanud, eks. Nii et aga see oli ju päris korralik raha tollel ajal, ikkagi väga suur raha. Kuule jah, ma ostsin juba vist 93. aasta suvel omale Ford Sierra XR4, mis oli siis 2-uksene 3-liitrine sportauto, eks, sellise suure 2-kordse antitiivaga taga. Nii et võt see oli. See maksis 36 000 krooni. Nii et ma olin ikkagi suutnud omale jah juba natukene üht-teist koguda. Kas see kleepsu business, kas see oligi siuke, tellisid see ühe korra need 100 tonni ära? See oli, vist tegin ühe korra veel ja vist tegin mõned vahtralehed ka ja no midagi nipet-näpet, aga no siis ta vajus ära, siis hakkasid trükikojad juba taha tulema ja tootma ja nii see läks. Nii et. No nüüd me nõuame natuke, läheme ajast edasi, sa tahtsid kandideerida ja sa kandideerisidki tegelikult CV Online'i tööle. Nii, okei. Jõudsid sinna? Või jäi midagi veel, et midagi sellist, mida sa tahaks välja tuua? Vahepeal jäi 6 aastat vahele sellest, kus ma lõpetasin ja kus sina nüüd küsisid, et see 6 aastat siis oligi niimoodi, et bensiinijaamas ma töötasin Nestes vist 3 aastat kokku või 2,5. Ja siis ühel õhtul, kui ma sõitsin trollibussiga linnast koju Mustamäele, nägin ma, et Linnuteel ja Sõpruse puiestee ristmikule ehitatakse uut bensiinijaama. Ja see oli siis Eesti riiklik bensiinijaam EKA. Ja tollel ajal oli juba Neste hakkas oma bensiinijaamasid andma rendile. Ja ka see Järve oli juba antud rendile ja teised jaamad ka olid antud rendile. Ja mina mõtlesin, et aga huvitav, kas EKA ka annab. Läksin koju, võtsin sellise jämeda telefoniraamatu välja, otsisin, kus on EKA. Helistan, tere, ma olen Raivo. Et teil on seal selline vahva bensiinijaama ehitusel, et kas te annate seda rendile ka või? Okei, no aga tule kohale, räägime, eks. Lähen siis mina kohale, räägime ja enne imet antakse rendile mulle. Ja antigi mulle rendile, et see oli nii-öelda jätkas ettevõtjana see töö, mis tähendab, et ma ise ostan kaubad, ise maksan palgad ja nii nagu ettevõtja, kes peab poodi. Ja maksad renti siis selle nii-öelda kaupluse hoone eest EKA-le, eks. Ja sellega, kuidas see alguses? See niimoodi algaski 94. aastal ja lõppes ta 2000, kui EKA jaamad müüdi Ameerika mingisugusele kütusekompaniile maha, kes hiljem müüs need Statoilile edasi. Ja see leping lihtsalt lõppes ära nii-öelda aegumise tõttu, et ta sai täis ja enam ei pikendatud ja siis oligi see moment, kuhu me jõudsime, kui sa ütlesid, et ma kandideerisin tööle. Aga sinna sa jõudidki siis põhimõtteliselt selle aja raames nii-öelda sellega sa siis ainult tegelesid? Ja ma olin see aeg, olin siis puhas ettevõtja, kes siis tegeles baarikaupluse ehk bensiinijaama ülalpidamisega. Aga noh, küllap neid kõrvalbisnesseid oli ka, siis lisandusid juba laenu andmised. Lisandusid ka mõned kinnisvara või ettevõtete ostud väiksemad ja niimoodi see nagu alguse saigi suuremalt. Nii et kui ma sealt välja tulin kogu sellest ärist, siis ma arvan, et ma olin suhteliselt jõukas mees sellise 200–300 000 krooniga hinge taga. Ja siis oligi see hetk, kui bensiinijaama ärid lõppesid ära, siis oli vaja otsustada, et mis saab edasi. Ja kui me vaatajatele, et kui vana sa tollel ajal olid? Täpselt, kui siin bensiinijaama see asi sai läbi ja mis? Ma olin vist 33 või 33 oli sellel ajal, nagu Jeesus. Kas sul oli vahepeal vaata 90. algusest ja kuni siis selle hetkeni, mis me praegu räägime, kas sul mingi hetk oli see mingisugune arusaam, et nüüd ma olen vist see ettevõtja, mitte see, et ma tahaks nüüd kuskil palgatööl nagu töötaja? Kas sul käis mingi see switch kunagi läbi? Jah, tegelikult ma juba 90ndate alguses, siis kui nii-öelda need metsikud ajad olid ja inimesed ettevõtjateks hakkasid ja tekkisid firmad, tundsin, et ma tahaks ka. Ja see on see sama asi, millest ma praegu noortele räägin, et vaata tööstusrevolutsiooni aeg inimesed tulid maalt linna, läksid tehastesse tööle, eks. Ja kui inimesed tulid linna, neil sündisid lapsed, eks, et nüüd mine kooli, õpi ilusti, saad targaks, siis sa peale kooli leiad omale tööd. Ja kui sa oled leidnud tööd ja teed hästi oma tööd, siis sa saad head palka. Ja kui sa saad head palka, mis sa siis teha saad? Sa saad minna panka ja võtta laenu, et osta omale maja, korter, mida iganes. No, et see oli see pool, mida ma proovisin siis ümber tõsta, et kui sa nagu hästi õpid
ja oled kannatlik ja edasipüüdlik, siis ühel hetkel sa võid omale palgata töötajad, kes teevad sinu eest selle töö ära, eks. Et sa ei pea ise minema tööle hea palga eest tööle, vaid sinu eest teevad su töötajad töö ära ja ma ei mõtle mitte nii-öelda nagu orjad töötajad, aga need inimesed, kes teevad oma igapäevast tööd, kes saavad palka ja kes toodavad sulle siis nagu kasumiteks. Et see moment oli mul juba tollel ajal selge, et ma tahan sinna ükskord jõuda ja seda tegema hakata. Ja umbes nii läks ka lõpuks. No ühesõnaga sa tahtsid minna CV Online'i kandideerisid, et saaks ka kuskile juhtivale kohale tööle ühesõnaga. Ma ei tahtnud minna, see oli olude sunnil. Mul oli bensojaam lõppenud ja mul ei olnud midagi uut käes, elasin oma tagavaradest ja siis ma mõtlesin, et mida ma teen, et ma pean ikka vist ilmselt minema palgatöötajaks nii kaua, kuni tulevad uued mõtted ja ideed. Ja tollel ajal oli siis internet juba jõudnud sinnamaani, kus ta oli kodus olemas läbi modemieks käis sisseelistamisteenuseks ja kiirus oli 128 kilobaiti alla. Et selliste kiiruste juures muide 97. aastal hakkasin ma 98 hakkasin ma esimest korda investeerima Ameerika börsile. Nii et logid ennast USA börsile sisse ja teed oma ostmüüke, nii et ka see tegevus oli vahepeal. See on päris huvitav, sellepärast, et mõtle, too aeg käis, praegu inimesed küsivad, et oi, see on nii keeruline, kuidas seda kõike teha. Üks mees paneb 98. aastal. Põhimõtteliselt sulle saadetakse koju paverilibak, et sul on nüüd mingi... Kuidas täpselt? Ei, see juba tollel ajal oli ikkagi asi juba elektrooniline, et enam ei olnud füüsilisi aktsiaid, eks nagu 100 aastat tagasi või isegi 50 aastat tagasi, kus sa näitasid, et ma olen omanik, eks näed, siin on minu aktsia, ma tulin hääletama. Aga sellel ajal oli juba Ameerikas ja Euroopas see asi elektrooniline, nii et sa tegid oma ostu ja see ost oli kajastus sinu konto all ja sa võisid alati teda sealt konto alt ka ära müüa, nii nagu tänapäeval ka meil siin on. Aga kuidas meil oli, ma ostsin ka 97. aastal Tallinna börsilt, mis avati vist 96 või 97. 97 avati ja iga õhtu oli telekas siis saade Kapital, kus üks ilus blond tütarlaps rääkis, kuidas börsil päev on läinud. Täna Rakvere lihakombinaadi aktsia tõusis 4%, eks. Saku õlletehas tõusis 6%, eks. Ja niimoodi iga päev üks ainuke tõus käib. Kurat, peaks ka äkki ostma esimest korda elus. Sul ei olnud kedagi, mul ei olnud kedagi, kes ütleks, kuidas ma saaks osta? Et kuhu ma helistama pean või kuhu ma minema pean. Et kui me lähme Nõmme turule, siis ma tean, et see on turg. Ma saan siit tomatit osta ja siit tomatit. Aga kust ma saan osta aktsiat ja aktsiat? Kus see turg on? Kus see börs on? Ja lähen siis, tollel ajal oli ühispank, lähen sinna, kus mu konto oli, et kuulge, ma tahan ka aktsiaid osta. Okei, et saab ikka. Mis aktsiaid sa tahad? Ostaks Rakvere lihakombinaati. Okei, teller võttis telefoni, helistas Google, ütles, et Rakvere lihakombinaat. Siis sealt öeldi vastu, et hind on praegult selline. See on okei, nagu on, siis teeme ära, eks. Okei, teeme ära. Siis tehti maksekorraldused, värgid, särgid. Ma isegi ei mäleta enam, kus need aktsiad arvel olid tollel ajal. Aga ühesõnaga see ostmine käis niimoodi, et sa pidid füüsiliselt minema pangakontorisse, et osta aktsiaid. Ja see oli muidugi väga imelik võrreldes sellega, kui ma mõni aasta või aasta hiljem hakkasin seal USA börsil tegutsema, eks, kus asjad käisid väga lihtsalt. Nii et seda ma naeran siiamaani, aga tegelikult on see kurb, kui me räägime haridusest, et hiljuti ühes koolis esinedes tuli pärast majandusõpetaja minu juurde, ütles, et mina õpetan majandust, eks, ja turgu ja kõike muud sellist asja. Teate, ma pean ütlema, et ma ei ole kunagi ühtegi aktsiat ostnud. Ma ei tea, kuidas neid osta saab. Noh, kuidas nii? Kuidas sa nagu õpetad, eks, ja sa ei tea, kuidas aktsiaid osta saab. See on see, kuidas nagu haridus ja teadmine ja haritus saab alguse koolist ja saab alguse õpetajatest. Kui sinu õpetajad ei ole õpetatud, siis nemad ei oska sind ka õpetada. Ja miks neid ei ole õpetatud, oli Vene aeg, ei õpetatudki. Ja enne seda niimoodi lähme tagasi, eks. Meil on auk sees lihtsalt kogu selles asjas. Okei. Lähme liigume edasi siis selle esimese päris selle Andrei, mida me võime siis lugeda internetis, kus on nagu ikkagi Raivo teenis miljoneid ja miljoneid. Sa ei saanud CV Online'i tööle ja ütlesid, et pagan, mida me võisime internetist artiklist lugeda, pagan, ma teen täpselt samasuguse asja, aga kõikide parendustega
ja nii, et see asi oleks top. Nii läks. Ma sain sinna tööle tegelikult ja 2 nädalat hiljem ja mind võttis tööle Rain Lõhmus, kes on praegu minu hea sõber, äripartner ja Jüri Kaljundi, kes oli tookord CV Online'i üks omanikest ja kes on ka nüüd hea sõber mulle, tagantjärgi veel tekivad niimoodi ka sõprused. Ja siiski midagi läks neil viltu. Et nad 2 nädalat hiljem, kui ma pidin tulema tööle, ütlesid mulle, et vabandust, Raivo, me ei võta sind tööle, kuna me leidsime uue direktori hoopis Suurbritanniast. Ehk siis Inglismaalt toodi. Üks noormees kohale, kes siis hakkas seda juhtima. Ütlesin, et aga kuidas nii? No, võt elu on nii. Mis sa teed? Midagi küll teha. Ja tõesti, ma olin selleks ajaks teinud selle äri omale üpriski selgeks, kuidas ta juba välismaal käib, kuidas ta Ameerikas käib. Ja mul olid tekkinud mõtted ja ideed. Just see interneti pool. Just interneti. Eks sa said aru, et tulevik on täpselt, jah. Ja nii ta läkski, et ma hakkasin siis ise tegema samasugust portaali, nagu oli CV Online. Ja selleks, kui te arvate, et ma hakkasin kohe programmeerima midagi arvutis, siis te eksite. Ma olen õppinud programmeerimist, ma tean, kuidas see käib, mul on täielik ettekujutus sellest, aga ma ei oska ise programmeerida. Ma ei oska neid keeli. Ma palkasin sellised noored mehed, 18-aastased poisid, kes olid kõvad sõrmed. Maksin neile 60 000 krooni, et nad teeksid esimese versiooni CV keskusest valmis. Kirjutasin neile projekti ette, mis lehed peavad olema, kuidas avaleht välja näeb, kus mida on, kus kohas saad CV-d saad teha, mitu tükki sa saad teha, igas keeles, mis sa saad teha. Ja nad tegidki 6 aega selle valmis või 2 kuuga, kes enam mäletab. Nii et aastal 2000 1. septembril tegin ma siis selle lehe lahti ja siis tekkis see esimene probleem. Ja selleks oli? Millele üldse ei mõelnud. See on see klassikaline probleem, et kuulutuse lehe probleem, et kuidas sa saad omale kuulutajaid ja neid, kes neid kuulutusi loevad. Ehk siis näiteks ostjaid ja müüjaid. Et kui sul nagu autolehel autosid müügil ei ole, siis keegi ei registreeru sinna. Aga kui kedagi ei registreeru, siis ei tule ka automüüjaid sinna. Piltlikult. Ja samamoodi oli meil tööotsijad ja tööpakkujad. Meil ei olnud ühtegi tööpakkujat. Siis me ossime hommikuti kõik lehed ära ajaleheputkast ja trükkisime käsitsi kõik kuulutused sisse. Ja selle peale mindi ka pahaseks? Selle peale mingi pahaseks, ja mingi pahaseks, aga midagi ei olnud teha, nii et õnneks tollel ajal mingit copyrighti ja selliseid asju nagu ei olnud või keegi küll õiendati. Aga me tegime selle asja viisakalt selles mõttes, et alati kui kuulutus sai käsitsi sisse trükitud, läks sellele kuulutaja e-mailile teade, et sinu kuulutus on meil nüüd siin. Sa saad sisse logida kui tööandja, sa saad parandada seda kuulutust ja sa saad vaadata, kes ka kandideeris sinna. See oli just see point, mis neile meeldis. Ehk siis tegid teda põhimõtteliselt kasutajaks siis? Täpselt. Ise tegime nad kasutajaks, korjasime nende pikaaegselt, vist esimesed pool aastat me pidime ikkagi tegema seda, enne kui hakkasid tulema ise juba uued kuulutused nagu orgaaniliselt. Ja samamoodi, kui tulevad kuulutused, eks siis tulevad ka tööotsijad. Muidugi. Et esimesed, kui me avasime, siis meil oli 20 CV-d, eks, millest pool oli, üks oli minu oma, üks oli minu naise oma ja siis oli veel paar sõpra, eks, ja selles stiilis. Aga siis hakkas ka neid tekkima. Ja siis juba hiljem läks lumepall keerlema. Ja palju näiteks, ma ei tea, sinu ajal, kui kiiresti sa nägid, et tõesti nüüd on kuulutuste arv nagu suur. Mis see numbrites? Ei, see suurus ei olnud tähtis, vaid tähtis on see, et me tegime ju ikkagi kõike seda tasuta, keegi ei maksnud ju. See sai kõik sellest samast minu tagavarast iga kuu kinni makstud selleks, et meil oli juba 2 või 3 töötajad, üks programmeerija, üks sisutoimetaja, kuulutuste sisestaja, eks kõik tahtsid ju palka saada. Muidugi. Ja me 2000 alustasime ja 2 esimest aastat me maksime peale sellele. Et 2 aastat läks see nii-öelda kasvamise aeg. Sa tahtsid seda lihtsalt kasvatada orgaaniliselt nii suureks, et sa saaksid selle teha ka tasuliseks, et ettevõtted oleks... Ja see tasuliseks minek oli muidugi äärmiselt raske sellepärast, et see esimene hirm on, et kui me nüüd küsime kuulutusest raha, siis keegi ei pane kuulutusi. Ja mida me teeme, eks. Juhuslikult läks mööda üks inimene ja ütles, et kuule, mul on üks telefonifirma, kes müüb igasugust nodi, et nad võivad hakata teile nagu müüma teie teenust. No aga testime siis. Vähemalt teeme ühe testi. Ja panime siis tõesti kuulutused tasuliseks. Mis see maksis tolle ma ei mäleta enam. Ma tõesti ei mäleta. Ausõna ei mäleta enam numbreid, mis see oli krooni ajal selles mõttes, et... Jah, mingi... Põhimõtteliselt iga firma pidi
kui tahad kuulutada, meil oli paketid, üks kuulutus maksis nii palju, kui sa tahad, ostad 6-ajalise paketi, kus sa võid ise panna palju kuulutusi või aastase, no midagi sellist. Ja tegime siis selle ära ja ütlesin, et no homne päev on see päev, kui me nagu pankrotti ilmselt hakkame tüürima, et kõik jooksavad minema ja mis juhtus? Esimese kuu käive oli 300 000 krooni. Kui me hakkasime müüma. See juba jah, see oli see esimene, näed, inimesed ikkagi hea asja eest makstakse ja mida ma räägin ka praegult, et edukas ei ole mitte see, kes on rahaliselt rikas, vaid edukas on see, kes suudab kellelegi midagi pakkuda, mille eest sulle makstakse raha. Eks? Et me tegime midagi õieti ja sealt juba tekkis meie enda müügiosakond ja nii edasi läks see elukene sealt siis. Aga kas tollel ajal konkurents siis, konkurendiga sellega, kus sa te siis ei saanud tööle, kas see oli nagu tunda või kuidas tollel ajal oligi, ütleme see internet? Me tegime niimoodi, et me tahtsime veel omale andmebaasi ja saada andmeid nii tööotsijate kui ka kuulutajate kohta. Siis me programmeerijad joonistasid ühe väikse sellise ämbliku, kes ronis siis CV Online'i serverisse öösel ja tõmbas kõik kopid ära, eks. See asi ei olnud kaitstud tollel ajal kuidagi. Meil oli kogu nende korradi baas, eks. Ja siis me kuidagi konvertisime nad nende programmeerimiskeelest enda keelde, et nad tuleksid samasugused ja kuvasime seda kõike välja ka ja loomulikult neile see ei meeldinud. Nad 3. päeval avastasid, et keegi käib neil seal midagi toimetamas. Ja siis nad keerasid lukku ennast. 3. päev. Natuke liiga hilja. Raivo oli see rahulikult. Aga jah, nad vist mõni aasta hiljem või ma enam ei mäleta aega, aga vist oligi see sama 2003 või 2004, kui nad tahtsid meid ära osta, pakkusid 4 miljonit krooni meie businessi eest. Ja see 4 miljonit krooni oli meie poole aasta käive, et ühesõnaga nad ostavad meid meie enda raha eest ära, eks, et see ei sobinud, eks. Ja siis rohkem me nendega sel teemal ei rääkinud ka hiljem edasi. See liikusid selles mõttes, sellest ärist olid sees, mis aastani siis? No tegelikult need ärid kasvasid päris suureks. Lõpuks oli meil kontoris üle 100 inimese ja mitme riigi peal isegi rohkem. Seal oli veel ju siin Lätid, Leedud. Kirjas KV.ee, Osta.ee, Hydra.ee, Leedus ja Lätis. KV, jah, selle me ossime ära ja kirjutasime ümber. Osta oli tehtud Rain Lõhmuse poolt ja oli nagu selles mõttes oma ajast liiga ees ja oli viletsalt kirjutatud. Ei olnud kasutajaid, jooksis kokku ja Rain pöördus siis minu juurde, et kuule, teeme midagi ja me siis võtsime selle enda käppa alla, tegime nagu ühise firma nendega Raini pundiga ja kirjutasime ka Osta ümber ja see läks lendu, KV läks lendu, siis tulid Lätid, Leedud, siis tulid veel, ma ei tea, Tšehhid ja Ungarid. Lätid ja Leedud olid siis selles mõttes samad platvormid, lihtsalt samad ja me ossime sealt ära ka ja ossime kohalikke tegijaid ära ka, kes siis sai suureks kasvatatud. Ja kui nüüd väga palju aega edasi hüpata, siis neid kompaniisid müüdi hiljem käest kätte päris mitu korda ja viimane kord Postimees müüs ta vist maha 300 miljoni euro eest kõik need meie Läti, Leedu ja Eesti ärid. Nii et nüüd on see filosoofiline küsimus, et kas me tegime õieti tookord või ei teinud? Mina arvan, et parim võimalik võib-olla lahendust, et ta ei oleks seda muidu teinud. See on nagu tagantjärele sa ei saa nagu ilmselt niimoodi mõelda, et kui võib-olla oleks kõiki võinud vastupidi. Ühel Twitchi streameri, see, kes Twitchi tegi ka, see streamimisplatvorm on, et see oli samamoodi mingi lugu, et ta müüs selle mingisuguse väikse summa eest, seal 10-20, mis iganes miljonit seal oli või ühesõnaga siuksed numbrid seal on. Ja nüüd Twitch müüdi edasi mingisuguste miljardite eest. Eks ongi nüüd ta mingi... No nii ongi, tegelikult me olime tollel ajal sellest ei räägitud, aga me olime nii meie kui ka CV Online kui ka Auto24. Me olime sellised nagu esimesed startupid Eestis, eks, kes siis kõik lõpuks ennast müüsid maha, midagi ei olnud teha, tulid rikkad kosilased külla ja pakkusid palju raha. Ja meie müüsime 2008. ja 2009. aastal oma kõik kompaniid ära, CV-keskused ja kõik muud kuulutused. Et me teenisime vist sealt ligi üle 30 miljoni euro tookord pundi peale, mis on võrreldes tänapäevaste hindadega, nagu ma ütlesin, 300, eks, või siis kui me räägime siin nendest meie unikornidest, mille eest makstakse miljardi väärtuse pealt juba sissemakseid tehakse ja müüakse, et see oli väike summa, aga ometi oli ta nagu nii-öelda teed rajav või üks algus. Selles vallas. 2008-2009 müüsid kõik oma asjad maha. Ja me saime just enne seda suurt kriisi, saime kõik ära müüdud. Ja kuidas sa Mojo ajal käitusid siis?
mis su edasine plaan oli üldse, et nüüd sa müün kõik oma firmad maha ja... See ongi see küsimus, jällegi filosoofiline küsimus, et mis juhtub järgmine hommik. Et ärkad üles ja siis sul tõesti ongi nii palju raha pangaarvel. Ja mis nüüd saab? Et mis juhtub lotovõitjatega, me teame. Me teame. Ostad endale hästi palju asju kokku ja võib-olla raha ei olegi enam järgmine kuu. Järgmine kuu ja järgmine aasta jah, maja nõuab kütmist ja auto tahab bensiini ja uus naine pole ka nii hea, kui vana oli, eks, võib-olla. Ja reisil ka enam ei jõua minna, eks, et see on lotovõitja saatus. Aga investori saatus või siis ettevõtja saatus on see, et kui tal tekib mingisugune raha, siis see on tema jaoks kõige suurem mure. Selleks ettevõtja ideaalne elu on see, et arvetel ei ole üldse raha, vaid kõik on investeeritud ja toodab. Ja nii kui ta toodab, nii ta läheb uuesti investeeringuks ehk see sama liitintress, mis tegelikult rikkaks teeb. Et see oli esimene probleem tollel hetkel ja teine probleem oli muidugi see, et nagu lotovõitjad tegigi, siis kui sul varem ei ole selliseid suuri summasid raha kunagi olnud, nii palju. No nii palju on järsku, eks. On 10 miljonit arvel, eks. Kurat, kas sa ajad nagu sind lolliks või sa suudad mõelda kaine peaga. Seesama, et kas sa muutud lotovõitjaks või siis sa tõmbad tagasi ja mõtled natuke ettepoole, et mis saab edasi. Et need 2 probleemi oli. Mina õnneks ma olin sellist tüüpi juba tollel ajal ja enne seda, et ma teadsin, et ma ei lähe seda raha poodi viima või läbi lööma, suuri majasid ostma, mida iganes, vaid see tuleb investeerida 100%. Ja see tuleb kõik investeerida 100%, nii palju kui võimalik. Kui eluks on vaja, võtad oma palga või oma dividendi välja, aga ülejäänud lähevad kõik investeeringuks ja selleks, et see summa ei olnud nii suur, et sa suudaksid nagu mõnusalt elu lõpuni ära elada. 10 miljonit tollel ajal võib tunduda. Aga rahal on selline hea omadus, et kui teda on palju, siis tekib teda ka palju rohkem juurde. Kui sul on vähe raha, sa investeerid 10 eurot, siis sa saad 1 euro intressiks, eks. Aga kui sa investeerid 1 miljoni, siis sa saad 100 000. Nii et ja 100 000 sa elad juba aastast täitsa mõnusalt ära ilma suurema probleemita, eks. Jah, no see rikaste inimeste probleem on see, et üle kahju, et ei saa korraga 5 autoga sõita, eks. Või siis kõigis oma 4 majas magada korraga. Ja, et ikkagi saab ainult 1 prae süüa ja 1 särki kanda, eks. Ja Andrei, meil on lihtsalt väga suur probleem see, et meil on väga palju küsimusi, mida me oleme ise mõelnud küsida, natuke sellised personaalsemad, natuke, et sind rohkem tundma õppida. Aga meil on aja häda on lihtsalt alati nii paganama suur. Aga äkki alustame, Andrei, nagu küsimustega. Selles mõttes me... Mul oli selles mõttes, mul oligi küsimus, et ongi sa rääkisid sellest, et sul on sul oli need 2 probleeme. Kuhu sa siis oma raha paigutasid ja mis nagu edasi saatus oli? Jah, üks probleem oli see, et raha teeb alati sellise tunde inimesele sisse, et on kõik võimas, eriti kui sul on seda palju. Ja kui sa tunned ennast kõik võimsana, siis sa tead, et sa teed ainult õigeid otsuseid, eks. Mis tegelik elu on, et niimoodi päris ei lähe. Ja loomulikult sai tehtud ka valesid investeeringuid ja nii-öelda tollel ajal hakkasid need startupid pead ka tõstma ja pandud raha sinna ja tänna ja lõpuks siis jõutud järeldusele, et kurat, ma ei ole ikka nii rikas, et ma jõuaksin startupi investeerida, sellepärast et 100 läheb 98-95 pankrotti, eks 3 tükki jäävad ellu ja 2 tükki saavad miljardärideks, eks. Kuidas sa tabad neid 2 viimast? Et praktikale on see võimatu, et see on nagu tõenäosusteooria, eks. Et kas sa saad pihta või ei saa. Ja siis sinna ei ole mõtet investeerida 100-tega, 1000-tega, isegi 10 000, vaid alates 100 000 ja veel rohkemast rahast. Ja, just. Et midagi teenida, nagu ma enne ütlesin, et väikse raha investeerimises sa võidad ka väikselt. Ja see on alguses okei. Hiljem ta hakkabki ju liitintressi näol tõusma. Ja et sai vigasid tehtud. Aga üks asi, kuhu ma jõudsin, oli kinnisvara. Üks asi, kuhu ma jõudsin, on pangandus. Ja siis loomulikult börs ja rahaturud. Nii et sinna ma olen jäänud kinnisvara, pangandus, vist üks ehitusmaterjalide aeget ja fotoluks on veel minu omanduses ja midagi on veel, aga... Kinnisvara, mis sa ostnud oled? Sul on kinnisvara, korterid, mõned rendikorterid on ka, aga need ei tee rikkaks, vaid rikkaks teeb ikkagi ärikinnisvara. Või ma mõtlen rahaliselt rikkaks, eks.
et ma arvan, et mul on 4 või 5 või 6 Selveri kauplust, mis kuuluvad mulle, aga Selver siis on võtnud nad rendile ja maksavad siis rahulikult igakuist rahavoogu, mis pool läheb laenumakseteks ja pool läheb kasumiks, eks. Nii et see on väga tähtis moment, et kunagi ei tohi selliseid asju oma isikliku raha eest osta. Selleks isiklik raha on sul kõige kallim raha, mis sa oled teeninud. Sa pead alati kasutama odavat raha, kus sa odavat raha saad? Pangast. Pangast võiks saada. Ja pangast sa saad odava laenu või saad sa laenu, mille sa siis maksed katad oma nii-öelda laekuvatest rendisummadest. See on väga lihtne kinnisvara põhitõde. No meil on, ma ei tea, tänasel päeval räägitakse selliseid asju, mina ei ole hetkel pangast teinud raha küsima veel, ei koduostuks ega millekski muuks. Küll jõuad. Ma arvan, ma jõuan veel mingi aeg sinna. Aga on nagu probleem selles, et mida öeldakse, et õppelaenu antakse lihtsalt võta nii nagu tahad. Aga kui ma tahan päriselt äri hakata ajama, mul on vaja 100 000 näiteks, siis pangast mulle öeldakse, et näed 25% ja tagatis on see ja see ja mida on noor inimene peaks tegema, kui tal on 100 000, tahab ta 100 000 vaja, nüüd ja praegu, et oma äri käima saada. Kas ta tuleb sinu juurde või ta peab kuude minema peab? Mida ta teeb seda? Esimese asjana peab ta oma vanemate juurde minema ja küsima vanematelt, tuttavatelt, sugulastelt toetust, abi, mis iganes äriprojekt või mõte tal on, eks. Teine on see, et pangad tõesti ei saa anda lihtsalt ilusate silmade peale laenu selleks, et pankadel on väga ranged regulatiivsed seadused taga, mida nad peavad jälgima, et kaitsta oma hoiustajaid. Nad ei saa anda lihtsalt niisama raha, mis läheb minema. Nii et see on see noore inimese probleem, kui sul ei ole raha, aga sul on hästi palju aega. Ja vastupidi, kui sa juba saad vanemaks nagu mina või veelgi vanemaks, siis sul on aega niivõrd vähe, aga vara on juba akumuleerunud, eks. Ja siis ongi see probleem, et kuidas nüüd neid kahte asja nagu kokku viia. Noortele ma ikka ütlen, et vaata, et teil on aega küll, et kas sa oled nõus oma elust 1 aasta mulle müüma? Ja mis hinnaga? No, raha ei ole, oled just kooli lõpetanud, 18-aastane, sul on aega nii, et tapab. Noh, mis te arvate, kas keegi on nõus nagu müüma oma 1 aastat või isegi 1 päeva? Mitte keegi ei ole nõus müüma, eks. Mis tähendab, et aeg on raha ja aeg on väga kallis, eks. Ja raha on ka kallis. Aga noored inimesed, nendel on jällegi see pluss, et nad võivad riskida lõputult selleks, et neil ei ole midagi kaotada, kuna neil ei ole mitte midagi. Vanemad inimesed nagu mina, me peame olema natuke konservatiivsemad, sellepärast, et meil on kaotada hästi palju, aga et uuesti tagasi võita, siis aega jääb selle jaoks juba vähemaks, eks. Ma väga tahaksin teada jällegi, Andrei, ma vaatan seda kella ja see lihtsalt iga küsimus me küsime, lihtsalt liigub nii kiiresti. Raivo, sul on pealtnäha vaadates, kõik on suurepärane. Kuidas leida enda kõrvale usaldusväärsed inimesed päriselt, keda sa suudad usaldada ja keda sa nagu ise tahad usaldada? Kuidas see sinu elus praegu tänasel päeval käib? Ja kui suur sul endal see grupp on, keda sa nagu 100% usaldad? Just. Kõigepealt kõik saab alguse sinu sõpradest. Vanasõna ütleb ka, et ütle, kes on sinu sõber ja ma ütlen, kes oled sina. Ja minu tõde juba tollel ajal, kui ma olin noormees veel, oli see, et sa pead hoidma edukate inimeste lähedusse. Sellepärast, et edukad inimesed õpetavad sind. See lähedus ei tähenda, et sa kõnnid nende kõrval või üritad nendega sõbraks saada, mis on ka okei. Ja väga paljudega ma niimoodi ka sain sõbraks lõpuks ja siiamaani. Aga see tähendab seda, et sa jälgid neid, sa vaatad, mida nad teevad, sa vaatad, kuidas nad teevad, eks, ja sa proovid sellest õppida. Nii et see on üks väga tähtis point, et muutuda selleks, kelleks sa tahad nii-öelda nagu saada. Kui sa tahad sillaaluseks saada, siis sa mine nende hulka ja sa oledki, eks. Või kui sa tahad ulguda nagu hunt, siis ulu nagu hunt ja jookse nagu hunt ja oledki nagu hunt. Nii et kõik saab alguse sellest, kellega sa suhtled. Sa pead valima oma suhtlusringkonda ja nüüd teine see sama probleem, et kuidas leida usaldusväärset seltskonda, siis see kujunebki aastate jooksul välja. Et loomulikult ma arvan, et mul on 2 käe sõrmedel inimesi, keda ma 100% saan usaldada. Siis on hästi palju niisama sõpru ja tuttavaid ja siis on lihtsalt inimesed, kes jälgivad mind või mina jälgin neid, eks. Nii et selline see ringkond mul on ja mida vanemaks saad, seda vähem see ringkond muutub. Aga mul on õnneks juhtunud nii, et mul on isegi päris palju noori inimesi tulnud ellu sisse, kellest on saanud ka minu head sõbrad. Ja see on positiivne. Kas lihtsalt me võime kas või näiteks, see on küll natuke teist moodi, aga kui palju on, kui sa tunned seda asja, et nagu suhtumine sinusse on muutunud nii-öelda inimeste poolt,
kes võib-olla ei ole su kõige mingi lähedasemad sõbrad, aga sellised, et Semi, et ma tahan olla su tuttav või me oleme nüüd mingi, tunneme üksteist natukene, kui palju nende suhtumine on sinusse muutunud, sellepärast et sa oled edukas, sa oled heas vormis, sa oled super pere, kõik see, kui palju see suhtumine on muutunud? Et siuke nagu ja kuskilt mingid vanad sõbrad järsku ja tulevad. mingi tšau, mingi Raivo, sa oled nii. Ei ole sellist asja olnud, et keegi nagu nüüd, keda ma olen varem tundnud, on hakanud rohkem mulle külje alla sellepärast pugema. Et pigem ma just olen sellistest inimestest hoidunud, eks. Ja eriti soovitan ka teil ja teistel vaatajatel hoiduda sellisest sotsiopaatilisest käitumisest, eks, kes on lihtsalt halvad inimesed. Et minu elus on paar tükki selliseid sattunud ette ja ma lihtsalt ei taha selliste inimestega kohtuda. Aga ei, otseselt ei ole mind keegi nagu sellepärast ära kasutanud või alt tõmmanud. Muidugi mul on ka laenusid ja äritegevusi läinud halvaks tänu sellele, et ma olen ise usaldanud inimesi liiga palju. Et ka sõprusi on läinud katki selle tõttu, nii et see teine elutõde on see, et ära oma sõbrale kunagi raha laenu. Ma olen õnneks pääsenud siis sellest nii-öelda küsimus, mis sa küsisid, kas keegi tuleb ja hakkab lipitsema piltlikult su juures, Ei ole jah. Sa mainisid, sa käid tihti erinevates koolides noortele jutustamas. Mis on võib-olla need sellised sinu jaoks need top 3 asja, mida sa siis praegu nagu noortele õpetas? Meil on tegelikult väga palju noori, kes kuulavad ja kes ongi võib-olla tahavadki mingi asja käima panna. Mis sa neile seal koolides või mingisugustel koolitustel räägid? Seal on enamasti 2 teemat. Esimene teema on see sama finantsharidus ja rahaline käitumine ja kuidas siis nagu suuta elada niimoodi, et sa lõpuks saadki hommikul üles ärgata ja öelda, et nüüd ma teen seda, mis ma tahan. Mitte, et ma teen seda, mida ma pean tegema, ehk tööle minema. Ehk see sama rahaline pool, investeerimise pool ja finantsõpetus, väga lihtne tõde, et ära kunagi võtta laenu isiklikeks kuludeks. Laenu saad sa võtta ainult äritegevuseks ehk sellisele projekti jaoks, mis toob sulle tagasi selle laenu maksed ja kasumi, eks. Mida inimesed ei tea, eks, ja mida nad teevad. Eks nad ostavad uue teleka ja uue kuradi külmkappi omale ja siis nad maksavad ja siis nad ostavad veel midagi ja siis ühel hetkel nad ei saa maksta, eks. Ja see on umbes nagu analoog riigist, eks, kes võtab laenu, et pensione maksta, eks. Nii ei saa. Sa pead laenu võtma, et teid ehitada. Et jah, see sama finantsõpetus on üks asi ja teine on siis see, mis on nüüd ka minul hilisemalt elus tulnud, on tervis. Ja iseenese eest hoolitsemine. Ja pull on see, et noored inimesed ei saa sellest aru enne, kui hakkab helisema esimene kellake ja mõni ei saa siis ka siis aru. Nii et ka mina olin täpselt selline, et ma põletasin oma elu, suitsetasin 2 pakki sigarette päevaseks aastate kaupa ja võtsin mõnusalt napsu ja sõin, olin juba paras selline 85-kilone väike poisseks. Ja niimoodi nagu tunned, et asjad hakkavad viltu minema, kui ühel hetkel su sõber kõrvalt sama vanune sureb ära sama elustiili tõttu, et siis käis ka väike plõks. Et see on tähtis, et noored juba noorelt hakkaksid oma kehaga tegelema, eriti peale 30-ndateks, kui siis lihas hakkab vaikselt tasapisi kärbuma ja milleks me näeme neid vana inimesi, kes on kokku tõmbunud ja väiksed, neil ei ole enam lihaseid. Sa pead andma omale koormust, sa pead liikuma, sa pead magama õieti ja sa pead oma päeva suutma niimoodi tasakaalu panna, et sa ei ägiseks õhtul, et midagi läks viltu. Ja et tervis on väga tähtis, aga kahjuks ma jällegi tõden, et see ei ole selline asi, mida teistelt saab õppida. Seda saab ainult ise enda pealt õppida. Et ma võin ka teile rääkida, aga te enne ei mõtle, kui see asi käes on. Muidugi, kõik asjad tuleb ise ka läbi elada niimoodi. Täpselt, jah, nii on. Aga mõnda asja oleks tark tegu. Tead, võtta arvesse. Järjekordselt. Ole ära lase sellest mõnest minutist häirida. Ma kardan sellepärast, et ühel hetkel püsti ja ütled, et kole, poisid. Ei, ma arvan, et me võime rahulikult veel pool tundi rääkida, siis ei juhtu veel midagi. Siis on kõik hästi. Me teame, sa oled väga tihedalt aktsiaturul sees ka. Mis on su radaril praegu, mida sa ostad, mis on sulle võib-olla mingid negatiivsed asja toonud just praegusel hetkel? Mis suunas sa vaatad just aktsiaturul? Nagu ma räägin ka noortele ja kogu aeg seda propageerin, siis mina üritan olla kogu aeg ostu poole peal. See tähendab, et ma ei tegele spekuleerimisega. Et ma ostan ja müün, vaid ma ostan
ja järjepidevalt ja kogu aeg ja sõltumata, mis see hind parajasti on. Ja mul on paika pandud plaan, et ma iga kuu viimasel reedel võtan siis oma juurde tekkinud rahavoo ette, vaatan palju ma saan mitte kulutada, vaid investeerida siis aktsiatesse ja teen oma ostud ära. Ja on küsimus, kui pikaks ma selle portfelli ajan, kas ma ostan sinna 100 ühikut erinevat asja või 3 ühikut. Et ma pigem, kui sa tahad julged riskida, siis mina hoiaksin mune rohkem ühes korvis, ehk siis väiksem jagatus, kuivõrd suurem selleks, et siis ta ka tasandub ja liigub ka nii-öelda vaiksema tõusuga. Et ma olen pidevalt ostupoolel, praegult ma ostan elektriautode kompaniisid kokku, olgu see Tesla või Hiina tootjad või veel mõned. Siis ma ostan kinnisvarafonde kokku, Eestist näiteks Eften. Ameerikas on neid väga palju, kes maksavad ka igakuiselt dividendi. Ja siis ongi see teine jagatuse aste on see või lahtilöömise aste, et kas sa tahad saada kapitali kasvu, ehk siis et leiad aktsia, mis kasvab eriti kiiresti. Või siis sa tahad, sind see kasv väga ei huvita, aga et nad maksaksid sulle dividende kogu aeg jooksvalt rahavoogu. Et ka kinnisvara pool on väga hea rahavoo aktsiad. Nii et ma olen praegult nendesse investeerinud ja lisaks on mul ka veel neid kõige tavalisemaid suuremate kompaniide aktsiaid, nagu olgu see siis Apple või Google või Facebook või Berkshire Hathaway ja kõik sellised. Neid hoida nagu on alati. Ja neid ma ostan kogu aeg juurde. Ja sa ostad neid eraldi või sul on näiteks SP500 või mingid siuksed mingi... Selles mõttes, et ma olen selle ise 6-7 suuremast kokku pannud portfelli, mida ma iga kuu ostan raudselt kõigil. Jagan oma nii-öelda ostusumma nende vahel ära ja sõltumata, mis nende hind pärasti teeb. Nii et praegu on hea võimalus Teslat osta, mis on viimastel päevadel üle 10% kukkunud. Nii et ja eile ma tegingi ostu ära. Jah, aga sõbrad siit nagu... Ma tean Robini mulle pärast pood, kuule, nüüd ma hakkan küll Teslat osta. Mul on raha, mille eest osta. Suurik teab ka, nii et niimoodi juhtub ka. Selles mõttes, et see ei ole siin finantssoovitus. Ja kõik teised, et ärge palun võtke seda soovitusena, vaid mult küsitakse seda palju, kuule, mida ma peaksin ostma. Ma saan ainult öelda, et ma ei tea, mida sa peaksid ostma, aga ma võin öelda, mida mina ostaksin. Ja see ei ole sinule soovitus, selleks sa pead oma töö lõpuks ise tegema. Just täpselt, et kas sa ise uurid kõiki neid asju, loed kõiki analüüse või sul on nagu mingid inimesed, kes sellega tegelevad, annavad sulle mingisugused soovitusi ja siis selle põhjalt sa teed mingisuguse ostu? Ja neid inimesi on ka, eks, aga teistpidi jällegi nüüd sa pead mõtlema, et kas sa oled selline investor, kes iga päev teeb 8 tundi börsil tööd või sa oled natuke rahulikum, kes teeb korra kuus oma ostud ära ja siis vaatab, mis järgmine kui juhtub. Et mina olen see pigem teist tüüpi, et ma võimalikult vähe tahan ennast sinna sellesse aega panustada, ehk siis ma teen oma töö seal ära ja tegelen kõik ülejäänud asjadega. Mis tähendab, et loomulikult ma ei loe Google'i finantsaruandeid selleks, et need ei ütle mulle mitte midagi, tuhandeid lehekülgi mingid numbreid, eks. Me teame, palju on nende kasum, me teame, palju on nende käive ja me teame, mis on nende viimase 20 aasta või 10 aasta ajalugu börsil. Me näeme graafikuid ja me näeme, kas nad on maksnud dividende või ei ole. Me näeme natuke tulevikku, kas nendel on nagu suur tulevik ees või äkki nad ikkagi lähevad sinna, mida on ka juhtunud mõndade ettevõtetega. Aga enamuses jah, et pigem on see ikkagi selline valik, kus sa väga palju süvenema ei pea. Ja kuna ma seda iga päev ja kogu aeg ei tee, siis ma ka ei saa süveneda nendesse kõikidesse numbritesse. Mis on su võib-olla kõige edukam aktsia olnud, mis sa endale soetanud oled ja siis ma ei tea, kas maha müünud või siiamaani hoidnud või siiamaani hoiad seda, mis võib-olla see sinu kõige topim aktsia on? CV Keskus. aga jah, ei, mul on ka praegult paremaid. Tegelikult on jah, ma olin see hulljulge, kes julges 12 aastat tagasi LHV alustavasse panka raha investeerida ja see on ikka kamaluga tagasi toonud. Ja see ei ole realiseeritud tulu. Selles mõttes, et ta on nii-öelda numbriline kasum, aga rahaks muutub ta siis, kui selle peaks müüma. Kahjuks ma ei saa seda müüa, kuna ma olen ka juhtorganites üks suuremaid aktsionäre ja mul on selle tõttu piirangud. Aga niimoodi on. Aga nemad maksavad sulle ju ka dividende, eks ole? Ja muidugi, üks päev alles laekus 200 000. No jah.
me oleme ka LHV investorid, ka meil on aktsiaid. mul nii palju dividende ei laeku. aga see ongi seesama, eks, et mis sa arvad, mis ma selle 200 000-ga tegin, eks. sa panid selle tagasi enam-vähem. Tagasi ma ostsin uuesti LHV aktsiaid juurde, eks. Nii et see ongi seesama liitintress, mis pärast sind nii-öelda sisse kikib ja sind rikkaks teeb, eks. Et soovitan ka teil teha, kui te näete, et teil on mingi dividend laekunud, siis oske selle eest seesama aktsia tagasi või midagi muud, mis iganes. Siin tegelikult küsiti vaatajate poolt, et Eestis on selline siis investeerimisplatvorm Funderbeam, kus sa saad siis osta nii-öelda erinevaid siis startup'e või midagi sellist. Mis sa arvad sellest ja selle nii-öelda Funderbeami liikumisest, et palju sul on, ühesõnaga, kas sealt läbi selle tasub investeerida ja kas on võimalik päriselt rikkaks saada? See on, Funderbeam on selles mõttes nagu levinud idee väljamaal ka ja ta on Eestisse tõesti jõudnud mõned ajad tagasi, et seal siis listivad ennast sellised kompanid, kes börsile ei saa veel minna, kellel ei ole nii palju jõudu, käivet ja vahendeid, aga seal siis nii-öelda nagu rahvas saab oma toetuse anda ja neid osta müüa. Nii et ta on tegelikult nagu natukene alternatiivne börs, mis on täiesti okei. Mina olen ka Funderbeami kaudu teinud oma tehinguid ja viimase suurema laksuga saanud sealt kätte ehk siis väga suure kahjumi. Tänu sellele, et ma sealt kaudu investeerisin sellisesse ettevõttesse nagu Change, mis siis kukkus kokku ja millel kõik ei tundu nii-öelda juhtimise poolest olevat väga nii-öelda viisakalt tehtud, eks. Aga sealt kaudu osta ja müüa on täiesti okei. Et aga jällegi igaüks peab oma töö ära tegema ja ise vaatama, kuhu ta raha paneb või mida ta ostab. See on suur summa, see oli 100 000. Ja vist üle 100, jah. Kas sa Funderbeami Change'i juhiga said rääkida ka sellest või kuidas? No ma võib-olla ei hakka seda lahti lahkama, aga nii palju ma ütlen, et ka rääkides teiste suuremate investoritega, siis kui peale aktsiaemissiooni nagu ostetakse kortereid ja katuse neid penthouse, eks, et siis nagu ei tundu asjad päris nii, nagu nad peaks olema, eks. No see vist tundub, et nii täiesti ei peaks olema. Aga ma realiseerisin selle kahjumi ära, et vaata jällegi, et sul on 2 võimalust, kas sa kulutad oma aega sellele, mida sa ilmselt tagasi ei teeni või ei saa. Ja sa muuta ka seda ei saa. Ja sa ei saa enam muuta seda või sa tõmbad joone alla ja see oli läinud raha kõik. Võtad oma selle kaotuse vastu ja liigud edasi. Ja niimoodi ma tegingi. Et Change'ist sa... Tulin välja ja müüsin kõik oma jupid ära selle odava raha eest, mis seal veel pakuti. No kui sa siin Change on tegelikult krüptoga seotud, et kas sa nagu eraldi krüpto poole ka vaatad või see on... Ma olen aastaid samamoodi sealt juurde ostnud ja vahetult jällegi enne, kui see nii-öelda suurem kukkumine siin aasta tagasi või millal see tuli, siis ma suutsin oma positsiooni realiseerida, tulla isegi väikse kasumiga sealt välja ja praegult ma olen ootel. Aga ma olen selles mõttes, on krüpto väga hea spekuleerimise vahend, kui sa tahad kiiresti kõvasti raha teenida ja muidugi võid ka samal ajal kaotada seda, siis krüpto on hea koht. Vaata küsib, kui sul, Raivo, oleks hetkel ainult 10 000 eurot, rohkem mitte midagi. Ja sul on vaja kuu lõpuks saada 100 000 eurot kokku. Mida Raivo teeks? Vaatmult Raivo teeks. Kuu ajaga. Ostaks rahatrükimasina selle raha eest. Selles mõttes, kas sul on ainult lahendus ja sa saad sellega rahaga kõike teha, mis sa soovid, 10 000 on suur raha. No ma arvan, et vaataja või kuulaja võiks seda chat GTP-lt ka küsida, mida teha, eks. Ja ma sa kasutad tihti seda? Ma kasutan küll, aga rohkem meelelahutuse pärast. Ma ükskord Äripäev küsis mult küsimusi, siis ma selle kaudu lasin talle vastust kirjutada. Kuna ma ei viitsinud ise kirjutada. Natuke kohandasin ja läks läbi küll. Tervitsid Äripäevale. Teile vastatakse niimoodi. Aga ei, niimoodi ei saa öelda, et kuu aja pärast. Sul on lihtsalt võimalikult lähedal, et kas sa ostaksid nüüd midagi, paneksid mingi võimendusega? Sa võid osta optsioone ja 5-kordseid võimendusaktsiaid, eks, millega sa kõigega võid kõvasti võita, aga teistpidi jälle. Absoluutselt. Lähme natuke nagu selles mõttes, teeme need summad väiksemaks, oleme natuke realistlikumad. Oleme realistlikumad. Ütleme, saad 1000, 1200, 1300 euri palka. Kuidas sa võib-olla nüüd teades seda, mida sa tead, kuidas rahaga võib-olla targemini käituda, mida sa selle 1400 euroga teeksid? No kui sa nii palju palka saad, siis sa pead maksma sellest oma vastikuid väikseid moblaarveid ja elektriarveid ja ostma toitu, eks. Ja siis on küsimus, et kas sa suudad säästa nii palju, et investeerida. Ja see on see kõige raskem pool, kus inimesed ütlevad, et
mul ei jää mitte midagi üle, mitte midagi üle. Siis ma alati toon selle näite. Ühe mu ettevõtte juht, ma küsisin, et kuule, vaata LHV teeb IPO siin, et kas sa tahad ka märgid aktsiaid, eks? Ta ütleb, mul ei ole raha. Ütlesin, okei, et palju su palk on? No 1700, okei. Aga kui me nii-öelda nõukogu alandaks su palka 1500 peale, mis siis juhtuks? Midagi juhtuks, eks elaksin edasi. Okei, sa võid ju 200 eurot siis investeerida aktsiatesse ju. Et see on see, et inimesed sellele ei mõtle ja see raha läheb igale poole ära, eks olgu ta kassas emotsiooniost või kui sa oled suitsetaja või õlu maitseb või mis iganes, kuhu see raha läheb, eks. No kui sul on lapsed, siis on raske, eks. Aga sul on alati võimalik säästa kas või 10%, eks seda nimetatakse 10% klubiks, eks. Need, kes suudavad 10% säästa ja investeerida, aga vingemad vennad on 50% klubis, jah. Nii et sa pead ise suutma, kurat see raha, eks. No millest perest tülid tekivad? Raha ikka. Kas sellest, et Pythagorase teoreem? Ei teki sellest. Ja see ongi see dilemma või see filosoofia, et kurat, kõik nagu saavad aru, et kogu meie elu sõltub rahast. Ja mitte keegi nagu või enamus inimesi ei teadvusta seda, et äkki siit võiks ka tarkust saada kuskilt, eks. Et kuidas ma paremini võiksin seda asja teha. See on see küsimus, eks, milleks ka mina käin koolis seda asja rääkimas. Sina usud ikkagi ka samamoodi sellesse, et ka väikeste summadega investeerida on võimalik ja niimoodi on võimalik saavutada finantsvabadus mingi aja pärast. Ja, just. Ja see ongi see sama, millest alguses jutt oli, selline kannatuseks. Sa pead kogu aeg kannatama, sa pead elukestvalt seda tegema. Sa pead kogu aeg seda tegema, sa ei saa lasta tagasilöökidel nii-öelda maha niita sind. Ja see nõuab aega ja see nõuab teadmisi. Nii et see on raske töö. Siin lihtsalt mingil hetkel oli ka väga palju, on palju inimesed ühesõnaga sõbrad, väikeste summadega saab investeerida, väikeste summadega on võimalik investeerida, aga kui sul on väike palk, siis võib tekkida tihtipeale siuke olukord, kus sa võib-olla kuu alguses investeerid oma raha ära, ütleme näiteks, toome Andrei hea näide oli, et teenid 1400 eurot palka, investeerid sealt 10% ära, 140 eurot investeerid ära näiteks ja nüüd kuu lõpp on käes. Said matemaatikaga hakkama? Ole 10%, pole mitte mingi küsimus, arvuta 15 mulle pare. Ja siis on niimoodi, et kuu lõpus ma vaatan, et fuck, mul on see 140 eurot puudu. Mul on vaja nüüd teha mingi 120 eurone väljaminek nüüd ju kohe praegu. Ja siis on vaja müüa seda asja juba ja äkki see sama aktsia on juba miinuses, ma olen kaotanud seda midagi. Ja see on see probleem võib-olla, mida inimesed... Ja see on see probleem, et kui sa ei saa seda, nagu sa ütlesid, 120 kroonist asja välja maksta, siis sa ei saa seda teha. Kui sul ei ole 1 eurot, siis sa poest leiba ei saa. Poepidaja ei anna sulle leiba. Et siis sa pead tegema valiku. Kas sa müüd, võtad kahjumi välja või siis sa ütled, et ma loobun ja ma kannatan ja ma elan selle üle. 2 võimalust on. Ja mina valiks vist alati teise variandi. No see oleks soovitav. See oleks soovitatav, nii et sõbrad, ärge tehke siukseid otsuseid, mida te võib-olla hiljem kahetsete, investeerige raha, mida teil on investeerida ja ka väikeste summadega saab hakkama. Väikeste summadega just see sama võlu, eks, et mida varem sa algad, kui sa vaatad seda graafikut, kuidas sa investeerid ja sinu graafik hakkab vaikselt tõusma, kuna sa raha muudkui lisad juurde. Ja nüüd, kui sa investeerid seda dividendi ja intressi, mida sa saad, siis see graafik muutub eksponentsiaalseks. Ta ei ole enam lineaarne, vaid alguses on ta pikalt selline lame, veidike tõuseb, aga mida elu edasi ja 40 ja 50 eluaasta, kus ta hakkab pöörama. Ja eksponentsiaalse funktsiooni tunnus on see, et ta siis tekib see singulaarsuse moment, kus sa oled surnud või sul on lõputu hunnik raha, eks. Mis sul endal nüüd nagu sellised tulevikuplaanid on? Kas sul on mingi projekt käsil, mis sind ees ootab? Ehitame Hiiumaa ja Mandrivahel sillanu. Ja siis Saaremaa ja Mandrival ka. Jah, see oli hea mõte. Väga hea mõte. Sorry, ma segan lihtsalt, mulle meeldis Wikipeedias oli see, et vaatasime, mis seal Wikipeedias kirjas oli. Ja siis üks see sektsioon oli
sillaehitaja. Ja siis oli toodud välja, et sul oli ja vaata, noh mul on ju Saaremaal teine kodu, eks, ja ma elan seal kolmandiku või pool aega seal siis. Oleme Kataina TikTokis näinud, jah. Et edasi-tagasi seal liikudes, noh on see praam väga tüütu vahel, sa pead alati arvestama, eriti kui on pühad. Ja õnneks helikopter lahendas selle probleemi, aga praegult näiteks on helikopter hoolduses enne juunikuud välja ei tule, nii et siis ma ikkagi käin autoga Saaremaal ja silda ikka ei ole. Ja tänagi oli ERR-is uudis, kus öeldi, et seda eriplaneeringut tahetakse peatada või edasi lükata. Et siis ma tegingi Twitteris ettepaneku, et ostame 50 praami, paneme need Kuivastu ja Virtsu vahele seisma ja siis autod saavad läbi praamide sõita nagu sillast üle ja kulud on väiksed. Kõik kapaliled alla, kõik panevad, siin on 5 rida ja... Täpselt. Aga selles mõttes Saaremaa ja nii-öelda siis selle Muhumaa ja Mandri vahel on ju ikkagi, ütleme nii, et maksimum pool tundi see sõitene või ongi 25 minutit enne. Aga näiteks meie sõitsime Hiiumaa, sõitsime kunagi 1,5 tundi ja nüüd tund 15. Et see on ikkagi aeg, mis on nagu... No Hiiumaa on raskem muidugi Mandri vahele, kuigi ka see sild ei ole maailmas mitte midagi erilist, kui isegi sinna ehitada, aga Saaremaa vahel see on köki-mäki. See ei ole mingi probleem. Palju Saaremaa vaheline sild maksma läheks? 5 aastat tagasi, kui me tulime selle mõttega välja, siis me oleks 400 miljoni euroga välja tulnud. Eks tänapäeval ilmselt hakkab see summa juba 700 või 800 liginema. No, see on jällegi täpselt Andrei, ütleme, et sa pole saarel elandene, selles mõttes Andrei käib mul külas Hiiumaal tihti ja ta saab samamoodi selle praamiga sõitma, aga mõtle, kui hea oleks sõita üle silla niimoodi, et sa maksad selle ja ma arvan, ma kujutan ette, et inimesed on nõus maksma täiesti okei tinda selle silla kasutamise. Muidugi ja see on ka loogiline, eks, et kui sa maksad praamipiletit, siis sa maksad ka silla eest tasu, mis on väljamaal ju täiesti tavaline, tasulised teed, tasulised sillad ja kuskilt peab selle hoolduseks ju raha tulema. Nii et meie plaani järgi oli see isegi niimoodi, et kui praegult võetakse praami peal raha sinu auto ja reisijate ees, siis meil oleks olnud ainult üks hind sõltumata reisijate hulgast, eks. Ja see tähendab, et kui sa üksinda sõidaksid, siis võib-olla oleks veidikene kallim, aga kui sa ikkagi perega lähed, siis see on tükk maad odavam kui täna. Nii et see oli see mõte. No, mina toon lihtsalt hea näite sellest, et näiteks mina olen Hiiumaale sisse kirjutatud tänasel päeval. Mul oma autot ei oma. Kuidas nii? Aga me nüüd kohe omame. Kuidas nii? Ilma kuradi autot ei tee ju tänapäeval mitte midagi. Aga kui sa kasutad nii-öelda siis teenuseid, kus sa saad autot lihtsalt võtta ja ära panna. Ja, see on alternatiiv. Kuna meil on ka Kadriorus, siis mul on hästi lihtne ja mugav liigelda. Siin võid jalaga käia. Õnneks meil on tegevused ka suht samasugused. Ma istun mul passengers. Aga sul ongi nagu kurat, mis sa ajad sassi nüüd? Mul oli, kui sa tuled turistina, näiteks ma olen Hiiumaale sisse kirjutatud, aga ma ei ole näiteks enda venna näiteks autos kasutaja, siis ma maksan selle paganama auto eest nagu nii palju, see summa on väga suur. Nii on, jah. Ja ma ei ole isegi ma olen isegi Hiiumaale sisse kirjutatud, aga ma pean nagu tegema, et ma olen selle auto kasutaja või mingi omanik või mingi. Sa saad auto eest pead täishinda maksma, aga iseenda pileti saad siis odavamalt. Ja iseenda pileti saan 1,70 eest. Aitäh. Võit on sees. Mis sa arvad sellest, kui saarlasel hiidlasel võiks olla praam tasuta? Kas me oleme süüdi selles, et me oleme Saaremaale sündinud ja Saaremaa? No ma räägin kogu aeg, et see Saaremaa ja Hiiumaa või saarte diskrimineerimine ülejäänud riigi poolt on ju täiesti nagu vastuvõetamatu. Sellepärast, et inimesed sõltuvad sellest. Ja selge on see, et nad peavad saama täpselt samamoodi Tallinnasse või kuhugile mujale kui Tartu inimene, kes tuleb Tallinnasse või sõidab Pärnusse, eks. Et me võime analoogis panna Tartusse Emajõe ja silla ette, eks tõkkepuu ja hakata siis nagu raha korjama, et te saate siit tõkkepuust üle, et Tallinna poole minema minna. Nii et seda õnneks ei ole, aga selge on see, et nii kaua kui silda ei ole, nii kaua peab kuidagi moodi sinna saama, laevadega saab, kui see on riigi käes, siis riik võib seda doteerida ja doteeribki. Ja selge see, et ka inimesed peavad oma osaluse maksma, muidu meil tekib tasuta transport, mida Savisaar juba 20 aastat tagasi tegi, eks. Ja mille najal me siin kõik nüüd kannatame, eks, tänu sellele, et me ei saa bussidega mitte kuhugi läheks. Kuna bussiliinid lihtsalt ei ole sellised, bussid on sellised, nagu nad on ja nii edasi. Nii et päris tasuta asju ei saa. Tasuta asju ei ole olemas. Ei ole olemas. Mis sa arvad tänase päeva poliitikast, meie uuest valitsusest, meie uuest kogu sellest olukorrast, tõstame makse, kas sa oled see tiim, tõstame makse või tiim, võtame
riigile veel rohkem võlga? Sellest me võime veel 2 tundi rääkida. Ta oli Twitteris ka, ma nägin, olid päris head tweetid. Twitteris või Instagramis, kus ma panin, ma ei mäletagi, aga see, ma olen nagu väga konkreetsel seisukohal, eks, et me teame, et ma ei hakka nimetama ühtegi parteid, keda ma toetan või toetan, ma toetan liberaalset maailmavaadet, võimalikult palju vabadusi ja mitte konservatiivsust, eks. Ja kui siiamaani 2017. aastani Eesti suutis nagu hoida oma eelarve niimoodi korras, et jah, isegi liiga korras, et ei võetud ka isegi teedeehituseks laenu, eks, mida oleks võinud teha odavalt 0 hinnaga. Aga siis, kui Jüri Ratas tuli valitsusse, see tähendab, et Ossinovski ja Tsahkna suitsetasid kuskil ja siis võtsid selle Reformierakonna valitsuse maha, eks. Et pärast seda hakkasid asjad nagu allamäge minema, sellepärast, et Keskerakond on ju vasak konservatiivid, natuke liberaali ka, aga nad ju jagavad kõike tasuta. Me teame, tasuta transport, eks Kadri Simson tegi Eesti peale tasuta transpordi, ise pani Brüsselisse minema ja nüüd itsitab seal pihku, eks. Bussid ei sõida, eks, nii et või sõidavad siis, kui nad ise tahavad, mitte siis, kui inimestel vaja on. Aga see hetk hakkas sellest hetkest peale, kui eelarvet hakati laskma miinusesse. Ja siis tuli EKRE veel valitsusse, kõik läks nii nagu pidi minema ja siis tuli veel COVID peale. Ja ühesõnaga nüüd me siin istume, me kõik teame, et riigi rahandus ei ole korras ja nüüd tuleb valitsus, kes natukenegi vaatab, et asjad ei ole korras ja kui sul see on seesama rahaõpetus inimese tasemel, et kui sa oled võlgu, eks, siis sa pead oma võlga ükskord maksma. Muidugi. Ja me peamegi selle riigi võla nüüd kinni maksma läbi selle, et me ainuke võimalus riigil on makse võtta ja kulusid vähendada, eks. Nii et ma toetan seda, mind häirib pigem see, kuidas uut valitsust nagu võetakse ette, et valetajad, varastajad, eks, ei lubanud algul, lubasid seda. Kõik nad on ju sellised. Kõik, mitte keegi ei lubanud mitte midagi konkreetseteks. Mitte keegi ei öelnud, kust tuleb raha. Kõik ütlesid, kuhu me anname raha. No. Et see on minu seisukoht. See on vale. Kas sa arvad, et meil on ministrite näol ja valitsuse näol üldse nagu hästi, ka varasemast valitsusest on meil nagu poliitikas hästi palju ebakompetentseid inimesi, kus kohas tuleb see julgus võtta see vastutus ministri kohal, kui sa tunned, et tegelikult ma ei ole pädev, ma ei ole kompetentne. Ja siis me tegeleme nende tagajärgedega. Mis sa nagu sellest arvad? Ma arvan sellest väga üheselt. Ma olen kogu aeg rääkinud, et Eesti ja üldse maailm vajab meritokraatiat. Meritokraatia on selline valitsemise vorm, kus valitsejad on spetsialistid. See tähendab, et kui sa oled majandusminister, siis sa oled majanduses nagu kõva käpp ja kogu elu tööd teinud. Sa tead, kuidas majandus toimib. Või kui sa oled tervishoius, siis sa oled kokku puutunud kogu selle arstindusega ja võib-olla lõpetanud ülikooligi. Et Eestis seda ei ole. Meil on poliitikud, ükskord on ta haridusminister, siis on ta kultuuriminister, ta on ühesõnaga iga asja peale käsi. Vahet ei ole. Iga asja peale teeme ära, eks. Ja see on muidugi väga kurb. Osad ministrid on pädevad, enamus nendest tõesti ei ole pädevad või paljud, siis ma mõtlen nii-öelda lähiajaloost, eks. Et nad pannakse sinna ette, kuna nad on poliitikud ja poliitikut ei huvita, kas ta on pädev või ei ole. Ta on poliitik, eks, ja tal on majalaen ja tal on autoliising, mida on vaja maksta. Ja sul on mingisugune ettevõtlusminister, kes kunagi näiteks ei ole ühtegi ettevõtet omanud. Täpselt. Või nagu see majandusõpetaja, kes ei tea, kuidas aktsiaid osta, eks. Ja see on tegelikult päris crazy. On küll, jah, muidugi on. Seda ma räägin, et lõpuks kõikide probleemide algallikas on õpetajate palk. Ehk siis see, et meil on pädevad õpetajad, kes suudavad lapsi õpetada mitte tuupimisühiskonnas, vaid õhinapõhises ühiskonnas, eks, või õppimisormis. Nii et kui sa koolis õpid ekstreempunkte matemaatikas, siis sa ei õpi seda mitte pähe, aga sa saad ka aru, mis see on, mis seal taga on. Eks, kuidas see asi töötab, milleks mul seda vaja on. Ja kui meil ei ole selliseid õpetajaid, siis me vindumegi edasi. No lihtsalt ilmselgelt, ma ei tea, mina kunagi mäletan oma kooli ja seda ilmselt Andreil ka palju sul klassis õpilasi on. Sul on üks õpetaja, sul on meil oli 32 või 28 õpilast. See ei ole võimalik õppida seda klassi. See on mingi õppimist. Ja vaata, ise oleme ka siuksed pätid ja tõmbleme reis. Ja sellepärast ongi tähtis, et peale kooli ikkagi noor inimene võimalikult edasi pürgiks, mitte nii nagu mina, kes tahtis minna kokaks õppima, mis ei ole ka paha amet ja ma alati ütlen, et ametikool on täiesti okei.
aga see, et kui sa oled 18 või 19, kui sa kooli lõpetad, siis sa mõtled, et kurat, ma olen kõige targem. Nagu ikka, eks. No, see on okei. Aga tegelikult millal tuleb see teadmine peale, et asjad nii ei tööta või et asjad hoopis töötavad teistmoodi. Minu puhul juhtus see ülikooli nii-öelda lõpus, eks, kui ma hakkasin aru saama üldse maailmast, kuidas maailm töötab. Ja maailmakord, kuidas töötab, kuidas inimeste suhted töötavad, kuidas majandus töötab. Ja kui ma sain teada, et asukoha tuletis on kiirus füüsikas, mida meile koolis ei õpetatud. Ja kui ma sain teada üldse, mis on tuletis, mida meile koolis küll õpetati, aga ei öeldud, mis asi see on. Ühesõnaga, sa hakkad nägema asju tagantpoolt, et see on tähtis. Noored, õppige, minge õppima ja omandage haridust ja haritust. Absoluutselt, ma olen sellega selles mõttes väga nõus. Ma näiteks Andreiga oleme viimasel samamoodi kodus õhtut, vaata tuleb ERR-i pealt see esimene stuudio, kus tegelikult ma juba ütlen praegu, et nagu noored, ma sain just 26 enne, ja ma hakkasin alles mingi 2 aastat tagasi või poolteist aastat tagasi vaatama neid asju. No näed, hea näide, jah. Ja see on hilja. Hilja ei ole mitte kunagi. Selles mõttes, et sa tahaksid olla juba varasemalt kursis, et kui mis meil nagu päriselt vaata riigis toimub, sest see on ka sinu asi, mis sul riigis toimub. Et sa teeksid selle kõige õigema valiku päeva lõpuks, keda, kus, mis, kellega. Ja no ma ütlen, et see võib-olla selles mõttes hilja ei ole, aga see on hea näide, et vaata, sa oled jõudnud 26. ülikool lõpetatakse umbes natuke varem, 25. 4. eluaastal. No lõpetasin 2 aastat tagasi. Ja no võt, et selleks ajaks sul on hakanud tekkima maailmapilt ja sa oledki hakanud sinna sisse minema ja seda asja nii-öelda endasse haarama. Et see on tähtis. Jällegi, kui sul ei ole haridust ja sa suhtled selliste inimestega, kelle jaoks see ei oma mingit tähtsust, siis ei omagi ja siis ei olegi. Täpselt nii ongi. Sõbrad, valige enda lähedale õigeid inimesi, tarku inimesi, kes viivad teid edasi, nii nagu Raivo ütles, sest see on kõige tähtsam. Jah, Raivo, ma ei tea, palju sul nüüd aega veel jäänud on? Me hoiame veel sind kinni või? No kui te tahate, siis ma näpistan veel või? Näpistame kõik teist arvelt, meie arvelt. Oota, aga sa nende tulevikuplaanide kohta sa rääkisid sellest silla ehitamisest. Mis sul veel? See jäi pooleli. Ja mis sul veel edasi ootab? Mul ei ole enam väga suuri plaane, kuivõrd mõnusalt oma elu lõpuni venitada välja ja viimasel päeval öelda, et yes, tegin ära. Et see on nagu väga hea eesmärk, et sa oled rahul oma eluga, kuidas ta on läinud. Ja enam-vähem on kõik okei. Mul ei ole suuri äriplaane, vaid ma jätkan investeerimist igapäevaselt, igakuiselt ja kogu aeg. Mul on plaanid küll tehtud, et ma kavatsen Lõunamaale millalgi kolida elama ära just talveperioodiks, aga sinna võtab vist natukene aega. Sul on mingisugune kinnisvara välismaal ka juba? Mul veel ei ole, aga see plaan on. No kuskil, kus on soe just, eks, nii et ma just eelmine nädal või üle-eelmine nädal tulin sealt, küll oli mõnus. aga jah, selliseid suuremaid, pigem see sama oma tasakaalu säilitamine, oma tervisega tegelemine ja kui kes see mult küsis, et sa tahad ka nagu hästi kaua elada, keegi ajakirjanik küsis, et ei, eesmärk ei ole mitte hästi kaua elada, vaid eesmärk on elada tervelt. Ehk siis tervena elatud aastad, mis mehe puhul on 57, umbes 54, 55, pärast seda hakkab juba vaikselt viltu minema. Et kui me tõstame oma tervena elatuid aastaid niivõrd kõrgeks kui võimalik, siis me elame ka kaua. Nii et see on eesmärk, et me tervena elaksime. Ja sellised need plaanid ongi, nii et lapsed ja lapselapsed ja nii edasi. Kui tihti Kivikaga trenni teed? Praegult me enam ei tee ja kui ma alustasin 4 aastat tagasi, siis me aasta aega koos tegime, ta õpetas mind nii-öelda välja ja praegu enam ei ole põhjust selleks, et ma ju ei lähe lavale. Ma teen seda iseenda jaoks. Ja mul on oma jõusaalid olemas, kus ma käin kodudes. Selles mõttes, et ma ei pea isegi minema kuhugile. Iga päev liigutad ennast? Ja iga päev, jah. Tänagi hommik algas 5 kilomeetrit. Kõigepealt on jäätünn 0 kraadises vees, siis on 5 kilomeetrit jooksu, siis on jõutreening umbes pool kuni 3 tundi. Ja pärast lõunat on veel koeraga ka 5 kilomeetrit jalutamist, nii et selline on see liikumisplaan. See oli hommik alguse? Ja see oli hommik alguse. Millega me tegeleme?
vahepeal siuksed asjad mulle nagu. Võta koer. Ja see on aus, ma olengi mõelnud, mulle koerad väga meeldivad ja siis ma mingi, et kurat, noh, aga siis peab ju väljas käima, samas tegelikult ju peaks ju rohkem väljas käima. Koer on see, kes viib, et sind lõpuks välja. Ja vahepeal on siuksed podcast, mulle täiega meeldivad, et sa oledki, et nagu, et sa oled juba 57 ja sa räägid mulle, kuidas sa hommikul panid juba 5 erinevat siukest tegevust, eriti aktiivset tegevust. Siis me hakkame tulema siia. Vaata, aga see ei tähenda, et sina midagi valesti teed. Aga teistpidi tähendab see seda, et vaata, kui palju see tegelikult võtab aega, et sa peaksid väga vara tõusma, kui sul on vaja veel ka tööle minna või lapsi kooli viima. Et see kõik nõuab oma aja, nii et see ongi jällegi see sama aja planeerimine, et mina õnneks ei pea seda tegema. Nii et ma saan hommikul oma 3-4 tundi sellele pühenduda. Aga kui sa pead nagu tööle ka veel pärast minema, siis sa alustad kell 6, eks. Siin tegelikult oli vaatajatele üks küsimus, et sul on väga pikaaegne abikaasa. Kuidas sa praegu tänasel päeval, ma saan aru, et sa ütlesid, et sa ei tegele, sa teed oma päeva täpselt selliseks, nagu sina soovid. Et võib-olla võtame siin aastad tagasi, et kuidas sa nagu balansseerisid seda nii-öelda enda pereelu, enda ärielu ja nüüd, kuidas see on nagu muutunud? Ma olen alati prioritiseerinud pereelu ja alati sellele olnud ka pühendatud juba alates sellest ajast, kui ma abiellusin ja jällegi kõik saab alguse kodust, eks, et kui ma vaatan, kuidas mu ema ja isa olid eluaeg abielus, veel mõned lähedasemad tuttavad, siis minu arust nagu tundus see õige. Teistpidi ma alati ütlen, et sa ei tohi ennast nagu piinama hakata, kui on suhe ikkagi vale, siis on vale, eks. Mul läks hästi. Loomulikult me oleme ka oma kriisid kõik üle elanud, nagu ikka inimestel tuleb ette, et kõik ei ole alati nii ilus ja kena, nagu väljast on näha või Instagram näitab, eks. Et on ka halvemaid aegu, aga selle nimel tuleb samuti tööd teha. Eks, et kui sul on 2 puud ja tuul puhub, eks, kui sa nagu järgi ei anna, üks puu annab järgi, teine ei anna, siis mis ta teeb? Teine puhub krõps, kukub pikali ja murdub ära, eks. Eks see sama nii-öelda kogu see kooselu ongi üks suur kompromiss, üks kuradi kompromisside tegemine. Iseenda peas ja teistega. Et olgu need lapsed ja naine ja vanemad või kes iganes. Kogu aeg sa pead tegema kompromisse. Ja selles mõttes 33 aastat ma olen olnud abielus ja kavatsen olla siis elu lõpuni oma naisega abielus. Vähemalt praeguse seisuga ma usun, et see ei muutu, sellepärast, et nüüd on juba hilja. aga kompromissid on tähtsad. Ja see, et alguses on ju ei ole suur arvumine ja kirg ja isegi kui see hilisema seas veidike lahtub, siis armastus aina kasvab. Nii et see armastus, austus, üksteise austus ja teineteisega arvestamine, et see läheb aina suuremaks ja paremaks. Ja et soovitan kõigil oma suhet hoida, nii palju kui võimas. Ilus. Andrei, küsi see enda küsimus alati ära, mis ma lõpus küsid. Mis ma küsin? Sa tead ju? Tead mu küsimust, oma lõpu küsimust alati. Mis on elu mõte? Ta küsib alati, Andrei küsimus on. Ma küsin siis seekord ise. Raivo, enne kui me lõpetame, ma tean Andrei. Selles mõttes. Enne kui me lõpetame. Ma tahtsin küsida tegelikult, millal Raivo TikToki teeb. Aga see on ka uus küsimus, muidugi, see ei ole veel lõpu küsimus. Mul on TikTok olemas. Seal on isegi 5 või 6 videot, aga ma ei tea, kas neid vaadatakse. Mul äppi ei ole, ma olen suurest arvutist vaadanud. Raivo, see on kriminaalne, kui sa vaatad TikToki desktopilt. No ma vaatan aeg-ajalt kui Kata jälle teeb ja siis ma Kuidas sa suhtud sellesse, kui ta nüüd jälle teeb sul terve kodu mingisugused tead, algul oli see võib-olla natukene häiriv meile naisega, aga nüüd aastaid hiljem juba ta on ise ka suuremaks saanud, täiskasvanumaks saanud ja me ütleme ja mulle meeldib alati öelda, et kui sa oled milleski hea, siis see peab nii olema, eks ja ta on hea selles, ta oskab seda teha või ta vähemalt keegi jälgib teda ja keegi annab talle paneb inimesi nagu vaatama. Just, et kui sa seda hästi teed, tee siis. Kõige ideaalsem oleks, kui sa raha ka sealt teeniks. Aga las ta teeb, ta tahab teha ja see on okei. Tänapäeva noorusega sa ei saa öelda, eks. Nii see on. Ma lihtsalt, vaata, ma kujutan ette, et tal võis ka päris raske vahepeal olla tänu sellele, et kui ta neid pani, siis inimesed on
inimesed, kommentaarium läheb kihama, inimesed on kadedad, inimesed solvavad. Issirahad ja kõik see. Jah, et selles mõttes ma kujutan ette, et oleks päris raske. Seda me just üks päev temaga arutasimegi. Oli raske. Pluss tuleb ju vaata veel mingisugused uudised ka ja vaata Kroonikas oli kohe, näed, Raivo tütar tegi selle video ja vaat näitas maja ja näitas seda. Ja... Milline rikkus, bla, bla, ja see ongi see, mida nagu... See on üks asi on see, et ajalehed ja ajakirjad otsivad omale nii-öelda sissetulekut läbi selle. Aga teine pool seal taga on see sama kadedus tõesti. Ja seda me oleme, mitte meie, vaid mina elus väga palju kogenud. Ma mäletan, eelmine aasta vist oli Postimehes üks intervjuu minuga, kus siis nagu 10 kommentaaride kaupa öeldi, kuidas mul on väike munn ja ma olen väike kääbus, sellepärast, et ma olen suure helikopteri ostnud. Vabandust, nüüd ma ütlen otse välja. Et nagu, mis sind sunnib või mis sind käsib kirjutama sellist kommentaari? No kas tõesti, eks noh. Mina olen ka elus alati öelnud, et kadedus on edasiviiv jõud, aga ainult positiivne kadedus, kui sa proovid teisest teha samamoodi või paremini. Mitte see, et sa tuled püstoliga ukse taha ja tapad ära inimese. Et see on nii, tegelikult on see väga jube teema, aga no see on inimlik. Aga tänasel päeval, nagu sa ütlesid vaata ka enne, et meil on vabadus, meil on võimalus teha, iga mees saab minna ja iga naine saab minna ja osta endale helikopteri, kui ta soovib. Keegi ei keela. Nii on, helikopteri ost ei ole tänapäeval erine sellest, kui sa ostad auto, võtad liisingu peale ja valid omale sobiva õige hinnaga, nii et keegi ei keela. Keegi ei keela, jah. Kes soovib mingi oskad helikopter? Kus sa chopperit nagu landid üldse? On mingid special alad kuskil, mingi parkimisalad või kuidas sellega on? Ma Suurupis elan ja siis ma algul mõtlesin, et mul on selle suur krunt, et ma panen oma krundi peale. Aga siis see sama teema lõi välja, et nagu kommentaariumis hakkas ilmuma kohalikelt elanikult, et tapab meie luiged ära siin merel ja hirmutab kõik metsloomad minema ja ühesõnaga hakkas pihta. Sopaga ja kõigega muu läks üle, eks. Siis ma otsustasin, et ma ei pane sinna kopterit, nii et ülemise tuletorni juures on mul korralik suur kopteri maja ehitatud, kus siis pargivad ka teised kopterid ja mis on ka välja renditud ja nii-öelda rahateenimise eesmärgil. Ja see on hea koht. Saaremaal on mul Einamaa peal maandumine, nii et ei ole probleemi. Aga kui sa näiteks, ma ei tea, tahad Haapsalusse minna? Siis ma pean enne otsima välja, kus ma maandun, eks seal peab natukene ruumi olema ja maaomanik peab ka nõus olema, nii et munitsipaal või linnamaal saab alati maanduda, kui see on ohutu. Okay. No Andrei, oota enne. Oota, ma mõtlen, kus pidi oleks kõige loogilisem. Kas enne kingitus ja küsimus või küsimus ja kingitus? Anna kingitus ikka. Davai, ma annan kingituse. Raivo, meie poolt on üks kingitus, kui sa oled võib-olla oled kuskil uudismagasinide ridadelt lugenud, siis me tegime vahepeal läbi aegade Eesti kõige kallima reality show, mille me filmisime Türgis. Me tellisin sulle pusa. Selles mõttes, et see lõhnas nagu äädikas. Ma pesin selle ära. Okei. Ja nüüd annad mulle, jah. Ja ma kingin selle sulle. Võib-olla ära kodus naise lähedal käi sellega. See oli suhtesaade. Auhinnafond oli 30,000 eurot. Okei, kes see võitis? Me saadan sulle 12 episoodi, saad vaadata. Ma ei ütle sulle. Seega Andrei ulata talle. Okei, suured tänud. Ja siia lõpetuseks siis me palun alati oma külalistele öelda. Paneb selgega või? Hea suhe. Filmisime seda Türgis. Vene ajal oleks sellise 100 rublaga ära. Raimaks oli edasi viinud ka. Aga lõpetuseks siia me alati palume siis külaliselt öelda kuulajatele, vaatajatele lihtsalt sellise mingisuguse õpetussõna või mingisuguse asja tulevikuks, mida saaksid kõrva taha panna, soovituse. No tegelikult on see jutuajamine täis olnud selliseid sõnu, et veel kord, mis on elus tähtsad. Tähtsad on tervis, tähtis on rahaline oskus ja tähtis on inimsuhted. 3 asja. Nii et kui need 3 asja on nagu sul enam-vähem tasakaalus paika pannud, siis sa oled õnnelik. Aga ilus.
jah. ma arvan, Võttis märjaks, siin sai nii mõnigi inimene targemaks. Raivo on nüüd järgmisele kohtumisele hilinemas. Mul ei ole järgmist kohtumist, ma pean minema autot remonti korra viima, nii et sellepärast. Aga kes tahab, vaadaku mu Instagrami või Twitterit, nii et Facebookis ma olen ka olemas, aga seal ma olen vähem võtnud viimasel ajal sõna sellepärast, et mulle tundub ta natukene alla käinud. Aus. Twitteris sa räägid natuke poliitikast, mingisugusest päevaga. Instagramis näitad ilusat õnnelikku elu, eks. Ja Instagramis natuke ikka siukest chopper värks. Et see käib selle Instagramiga kaasas. Kahjuks nii on, jah, või õnneks. Ja Raivo, aitäh, suur aitäh tulemast. Aitäh kutsumast, oli tore. Ja ma loodan, et väga paljud inimesed said siit midagi kõrva taha panna. Meie tegeleme oma investeerimisega edasi. Tegelega, muidugi. Absoluutselt. Nii kaua, kui raha peale tuleb, nii kaua saab seda teha. Välja ei võta. Välja ei võta. Väga hea, õige. Ja. Mis seal ikka, kuulake meid Spotify'st, Apple Podcast'is, jälgige Patreonis. Meil on seal siis 15 Mis asi on Patreon? Ma ei teagi. Kohe räägime. Patreon on siis selline platvorm, kus sa saad siis nii-öelda meid jälgida mingisuguse summa eest. Ütleme, seal on, ma ei tea, meil on 50-15. Nii, ja mis me näeme seal mingit nagu OnlyFansi või? Sellised OnlyFansi 15 või? Väikse summa on see vaakin teeb Sa näed, Raivo, sa näed seda podcasti näiteks sa näed kõikidest teistest enne. Enne näed, sul on mingid boonused. Ühesõnaga, kõik on nagu nii-öelda boonussüsteemide peal. No võib-olla mõne TikPiki ka vahel. Ühesõnaga, siuke asi on meil olemas, nii et kui sa tahad toetada, siis mine Patreoni. Aga ma loodan sulle see episood meeldis. Aitäh veel kord, Raivo, ja näeme teiega juba varsti. Näeme varsti. Tšau. Tšau.